Olgu, tere õhtust kõigile, tere tulemast tagasi Parabellumisse. Nagu näete, on minuga Daniele Moro, kapitini on hetkel ekraanil väljas, aga jõuab kohe. Nii et korrastame ühe asja ära. Ütlen kohe ära, millest täna räägime. Loomulikult räägime Ukraina toetustest, räägime Trumpi hoiakust ja ka NATOst. Tõenäoliselt räägime ka Euroopa süsteemi sisemistest lõhedest, Starmerist ja nii edasi. On Ankara tippkohtumine ja Meloni, räägitakse ka Pärsia lahe monarhiatest. Nad kardavad, et see Trumpi, ütleme, orjastav kokkulepe on miski, millest peaks eemale hoidma. Sest okei, nad ei pane sind läbimisel tollimaksu maksma, aga nad panevad sind sõlmima kokkuleppe ja pakuvad sulle teenusteks. Ehk siis ütleme nii, maksmine peidetakse teenuse alla, aga sisuliselt on läbisõiduõigus kõigile vaba. Unusta ära, sa oled maksma. Siis on muidugi jutt Müncheni ründajast, mis on seotud Ukraina siseste vaenudega. 2 või 3 teooriaga, sest igal juhul on see kas oligarhide vaheline asi või karistamise küsimus. Karistad üht, et 100 õpiksid. Härra Trump ütleb, et Netanyahu teab, kes on boss. Olen nii veendunud, kui aus olla. Nagu näeme, teemasid on päris palju. Alustaksin loomulikult. Räägime ka Krimmist, Ukraina strateegiast, piiramisest ja sellest, kuidas asjad rindel lähevad. Kuid püüame mitte keskenduda detailidele, vaid pigem nende strateegiate pikaajalistele strateegilistele kaalutlustele, mida mõlemad pooled rakendavad. Alustaksin siis sellest, et Itaalia blokeerib 70 miljardi suuruse abi eraldamise NATO kaudu Ukrainale, mida me juba nägime. On mõned hääled, mis hakkavad vastu töötama. Ja see võib muidugi olla osa Putini strateegiast sellisel hetkel. Nii et see jõudis ka Pauloni. Ma vaidlen veebikaameraga. Ole kannatlik, küll saab korda. Tule, alustan sinust. Kas sinu arvates on Putini arvestuses see, et ta ootab ja vaatab, kuidas lähevad valimised Euroopas järgmise aasta jooksul, lootes, et keegi hakkab takistama, nagu me näeme ka Ukraina fondide ja abi osas. Itaalia peatab eraldised. Ma arvan, et poliitikud, mida lähemale valimistele jõutakse, hakkavad vaatama, mis meeleolu õhus on. Ka see, mis hiljuti juhtus, ehk siis Zelenski, kes andis ühe üksuse nimeks UPA kangelased, see on jama, sest sa tead kohe, et see õhutab Poola natsionalismi tuld. Teiselt poolt haaras Morawiecki sellest kohe kinni, sest ta teab väga hästi, et Poolas on rahulolematus. Mis puudutab põllumajandust, siis kindlasti ei taheta Poola sees Ukraina tooteid. Ja igal juhul hakkab ka üle 1 miljoni põgeniku kohalolek järjest enam tunda andma. Ja sellepärast jaguneb Poola väga parempoolseteks ja äärmus parempoolseteks. Ja ta ei tahtnud lasta end üle trumbata mõnel Poola vannatšil. Ja seetõttu võttis ta enda peale, ütleme nii, Poola natsionalismi ja vanade lahingute, mis puudutavad Poola veresaunu ees seismise. Enne, kui seda teeks keegi temast parempoolsem. Aga selline tunne ongi. Jah, ma mitte ainult ei arva, et Putin ootab ära 1,5 aastat Euroopa valimisi, mis toimuvad erinevates Euroopa Liidu riikides. Vaid arvan ka, et ta plaanib mängida üsna aktiivset rolli nende mõjutamisel, suunamisel, juhtimisel. Leidke ise mõni sõna, mis teile sobib, mis teile meeldib, igatahes mingil moel nende suunamine talle soodsamas suunas. See ei oleks esimene kord ega ka esimene inimene, kes seda teeb. On tõendeid, et seda on juba tehtud Inglismaa valimistel, seda on mingil moel juba tehtud ka Ameerika valimistel. Meetodid on kõigile teada, näiteks teatud tüüpi rühmade rahastamine, blokkide toetamine, valeinfo levitamine, uudised, kogu see avaliku arvamuse kujundamise arsenal.
me peame ootama välja astuma iga valimise puhul, mis meid ees ootavad. Ja pole vaja isegi midagi öelda, ei, aga see on asi, et nimetada kedagi Vene propagandistiks või Venemaa vastaseks propagandistiks, sest see pole süsteem. See tuleb. Ainus üleskutse, mida saab teha, on igaühe südametunnistusele valimiste ajal, sest niikuinii oleme kõik ühe või teise poole propaganda mõju all. Kindlasti, kui Vladimir Putin täna näiteks Saksamaad vaatab, kus alternatiiv Saksamaale on esimeseks erakonnaks nimetatud. Kui ta vaatab, mis võiks juhtuda Prantsusmaal koos Gambellaga, vist oli nimi selline, või Gambella, jah, Gambella on midagi muud, see on teine asi. Bardella, Le Peni poliitiline kasvandik, keda peetakse väga heas positsioonis olevaks. Itaalia olukord. Kord Pannacci on sees, kord Pannacci ei ole. Pannacci kord üles, kord alla. Igal juhul ei räägi keegi mingist või ei oota keegi triumfi. Näiteks siin vasakpoolset ülekaal. Nii et see ei ole Euroopa Liit, vaid ikka Ühendkuningriik, kes teab, kas nad jõuavad sinna, kes teab, kas järgmine minister suudab püsida ametis rohkem kui 6 kuud, 7 kuud või aasta, uus Briti peaminister ja nii edasi. Kõigil neil punktidel on Putini vaatenurgast ainult üks küsimus. Kas te tahate jätkuvalt oma kodanikele öelda, makske makse, et kaitsta Ukrainat? Kas te olete endiselt valmis toetama loosungit, et Ukraina võitleb meie asemel? Tegelikult tekib ka küsimus, kas ei peaks tundma end veidi ebamugavalt, et keegi sureb ja võitleb meie asemel. Kui keegi peaks meie asemel võitlema, oleks tore, kui keegi meist läheks sinna koos võitlema, mitte meie asemel. Kui see on loosung, ma olen Ukrainaga, siis mina ei... Ma ei ole seda kunagi uskunud. Ukrainlased võitlevad, sest nad ei taha elada Vene maailmal. Nemad teavad, mille eest nad võitlevad. Tegelikult pani see mind muigama, aga keegi saadab nad võitlema, kuid ma ei usu, et sa saad sundida riiki 4 aastat võitlema, kui seal ei ole ka mingit... Aga see on jama, kuid see on loosung. See on loosung, me peame kaitsma Ukrainat, sest Ukraina võitleb meie asemel. Ja nad ei saa aru. See tähendab, selle lause kõla on hirmutav. See tähendab, kui ta võitleb, ei võidelda kellegi asemel, võideldakse koos või üheskoos, mitte kellegi asemel. Nii et kui Ukraina need mälestused... Paolo, seda ütlesid väga palju sakslased, jaapanlased ja teised, kui nad ameeriklasi narrisid. Enne kui nad sõtta astusid, öeldi, et nad on argpükside rahvas, sest nad maksid Inglise, Prantsuse, Hiina ja teise sõduritele, et need nende asemel võitleksid, kuigi tegelikult nad lihtsalt aitasid, eks? Aga meie teeme natuke rohkem, kui lihtsalt aitame. Meie oleme liikunud solidaarsusmeetmete juurde nagu 80-ndatel. Kõige tulisem protest ja solidaarsus ning tõhus solidaarsus. Me oleme alustanud, ma olen kaotanud arvestuse kui palju, aga kas me oleme juba 500 miljardi juures nende kulutatud summadega, nende summadega, mis kulutatakse järgmise 2 aasta jooksul? Umbes nii, need olid 310 pluss 90 ja 400 ja midagi. Aga ütleme siis head 400, aga 400 miljardit eurot on tohutu summa raha. See on lihtsalt meeletu raha hulk. Siis räägime relvastusest, varustusest ja kõigist neist asjadest. Euroopa töötab, see ei ole lihtsalt töö, Euroopa pingutab tõsiselt. Klassikalises mõttes, selles mõttes, et ma müün oma asju maha, et sind aidata, see ei ole lihtsalt pingutamine. Me müüme end maha ja sellepärast. Aga see oli etteaimatav asi. Kas pole nii, Paolo? Ma ei tea, kas sa nägid seda artiklit, mille ma leidsin ja mille oli enne sõda ühes ajakirjas kirjutanud see kolonel, kes kuulus Vene kindralstaapi. Paljud siin peavad iseenesest mõistetavaks, et Euroopa toetust ei tuleks, aga tema ütles, kes arvab, et eurooplased jäävad lihtsalt pealt vaatama, nagu juhtus Krimmis, see eksib. Tema ootas hoopis midagi muud, tema ütles. On võimalik otsene sekkumine NATO poolt, kuid kindlasti tuleb arvestada Euroopa toetusega. Seda kirjutas endine kindralstaabi kolonel. Euroopa toetuseta nüüd, ilma Euroopa rahalise toetuseta, Ukraina kaob 5 päeva jooksul. See tähendab, et palgad, kõik, mida saab rahaks muuta, maksame meie. See tähendab riik, riigina. Ukrainat ei ole,
tal puudub rahaline jätkusuutlikkus, seega peaksime selles osas olema selged. Jah, Ukraina eksisteerib, sest me maksame selle eest kõigis vormides, alates lasteaiaõpetajatest kuni bussijuhtideni, rindel haavatutest kuni vanaduspensioniteni, kõige eest, mida saab rahaks teha. Seda maksab Euroopa, tegelikult mitte Euroopa ise, vaid Euroopa Liitu kuuluvad riigid. Väga paljude miljardite ulatuses, mis võetakse tavaliselt üksikute riikide eelarvetest. Ja valimiste aastal küsib keegi kindlasti, kas poleks võimalik kõiki neid raha paremini kasutada? Kas on olemas mõni teine viis kogu selle raha kasutamiseks? On väga lihtne näidata, et neid võib kulutada ükskõik milleks muuks. Ja tegelikult ongi see poliitikute jaoks nagu krüptoniit, kui tuleb rääkida sõjalistest kulutustest, isegi sisemistest, rääkimata välistest. Ei, aga mitte ainult sõjalistest. Mis sõjalistest? Aga tuleb rääkida ka sellest, et sa tõesti maksad lasteaiaõpetajatele, maksad Atachi bussijuhile, maksad kogu riik, kogu Ukraina riik ei tooda rikkust. Tal ei ole vähimatki rahalist jätkusuutlikkust. Praegu kulutavad nad umbes 40% oma sisemajanduse kogutoodangust sõjale, kui mitte rohkemgi. Ja igatahes sellest rahast, mida me neile anname, tegelikult peaaegu rohkem kui pool, kui ma ei eksi, oli see umbes 60%, ei lähe otseselt relvastusele, vaid peaaegu kogu ülejäänu hoidmiseks. Sellele lisa veel üks asi, mille keegi targalt jälle välja toob. Jahid, mis on ankrus Costa Azzurri ja Costa Smeralda ees. Kuldvannid, plaatinad, segistid, raha, mille käekäigus keegi ei tea. Parem tiib, Villa Della. Parem tiib ja Villa la Villasista, sest tead ju küll, kui lisad siia selle, et siin maksustatakse selleks, et keegi Alcaio saaks endale kuldse kistid, siis hakkab see natuke närvidele ka käima, ütleme nii. Need on kõik elemendid, mis kuuluvad selle pikaajalise manöövri juurde, millesse ma ei usu. Siis toob see entusiastlikult järgmisel aastal veel raha juurde. Ukraina jaoks, kellel on lisaks vähesele rahale ka vähe aega. Sest järgmisel aastal kerkivad need asjad väga paljudes Euroopa riikides kindlasti teravalt esile. Tal on ees vaid mõned kuud, mitte aastad, et õnnestuks positiivselt lõpule viia see, mida ta teeb. Positiivselt nii palju, kui ta suudab. Nii palju, kui ta suudab. Daniel. Niisiis. Ma ei nõustu oma sõbra kindraliga, et see on tõsi. Et nad võitlevad ka meie eest, mitte selles mõttes, et meid täna ähvardatakse. Aga ma toon teile väga konkreetse näite. Eile hommikul kajastasid seda kõik maailma ajalehed. Ilmus Londoni ISS-i, Rahvusvahelise strateegiliste uuringute instituudi aruanne. See näitab, et rünnakuid, droonirünnakuid ja venelaste mõjutamiskatseid, eriti Põhja- ja Kesk-Euroopas, on kümneid, kui mitte sadu. Siis oli veel operatsioon, kus Putin saatis tuumalõhkepead Valgevenesse, mis on ilmselge signaal Balti riikidele ja poolakatele. Neid on olnud. Ilmselt on luure tasandil olemas rida andmeid, mis ütlevad meile, et Putin üritab ka Itaalias mõjutada poliitilist arutelu. On ilmne, et Itaalias ja teistes riikides, kuna me oleme demokraatiad, oleme me rohkem avatud välismõjudele. See on samuti osa autokraatlikust arutelust. Tõsises riigis on õige, et kui on erinevaid seisukohti, siis need oleksid parlamendis esindatud. Aga see oli ka asi, et näiteks nemad töötavad mitte ainult ühe osa Itaalia vasakpoolsete kallal, mis on alati nii olnud. On olnud Putini poolt. Nad töötavad Vannacci, Di Battista, Conte ja ka ühe osa PD kallal. See tähendab praegu Itaalia poliitiline süsteem. See, mida räägib Capitini, on ilmne. Iga poliitik maailmas, kui ta küsib sinult, kas eelistad ehitada haiglaid või osta kahureid. Kindral Capitini jaoks on küsimus sel hetkel, kuidas öelda,
kas eelistad kulutada raha ühel või teisel viisil. Kui sa aga vaatad lähemalt, siis tegelikult on Itaalia poliitikud sageli tohutud šarlatanid, sest nad ei kulutanud raha haiglate ehitamiseks ajal, mil polnud vaja relvastuda, vaid kulutasid selle superboonusele, mille nad andsid Itaalia miljonäridele, et need saaksid maksumaksjate rahaga oma hooneid renoveerida. Aitäh! Itaalia maksumaksjate rahaga. Seega tuleb ilmselgelt vältida sattumist mängu, mis on alati selline olnud. Vaadake, 70-ndatel ja 80-ndatel, kui tuli euromissiilite küsimus, oli arutelu väga sarnane praegusega. Väga sarnane. Kui sina relvastud uuesti, siis see ähvardab mind ja nii edasi. Tõde on see, et Putin, minu arvates on see ajaloolisest vaatenurgast tõeline probleem, peab Nõukogude Liidu lõppu küsimuseks, mis tuleb kätte maksta. Ta ei aktsepteeri seda, et Nõukogude Liidus kehtestatud ja juhitud kommunistlik süsteem on kokku varisenud. See ei suutnud enam oma kodanikke toita, rääkimata koloniseeritud riikide, näiteks Poola inimestest. Ärgem unustagem ka teist külge. Pool Euroopast, täpsemalt Ida-Euroopa, oli veel 30 aastat tagasi KGB kontrolli all. Kui sa räägid mulle Itaalia natsifašistidest, siis võin öelda, et kuulsin neist oma vanaisalt, võib-olla vahel ka emalt. Aga kui mälestused on vaid 30 aasta tagused, siis isegi kõige ettevaatlikum poliitik seisab silmitsi avaliku arvamusega, mis kaldub kergesti paranoiasse. Vaatame ainult üht viimast juhtumit. Paljudes Balti riikides on vene vähemused. Putin kuu aega tagasi, neid diskrimineeritakse sageli. Ja minu arvates arutati neid asju Euroopa Liidus. Vabandust, Daniele. Juba Clintoni kirjavahetuses ja nii edasi 1994 aastal tõstatati need küsimused. Täpselt, aga miks sa siis maksad kätte venelaste lapselastele, kui on tõsi, et nende vanaisa tuli okupeerima Leedut ja piinas sinu vanaema, aga samas on ka tõsi, et pärast 3 põlvkonda, kui keegi on sündinud Leedus, siis see, et ta räägib vene keelt ega räägi leedu keelt. Ausalt öeldes Euroopa Liidus räägitakse demokraatiast. Ta tuleks vastu võtta. Putin mängib kõige peale. Ta ütleb, ja ta ütles seda kuu aega tagasi, uue seadusega Moskvas, et Vene armee sekkub kõikjal, kus on venelane. On ilmne, et eriti osa Euroopa Liidust ja Inglismaast on mures. Inglaased puutuvad La Manche'i väinas pidevalt kokku Vene laevade, varitankerite ja muu sellisega, mis seal ringi tiirutab. Siis on veel viimane punkt ja kui soovite, räägime sellest kindlasti. Siis on veel Vahemeri. Minu arvates, ma ütlesin seda Mirkole enne, kui me ühenduse lõime. Minu meelest 3 nädalat tagasi, kui Crosetto jõudis Pentagoni, Washingtoni, siis talle öeldi midagi, mis teeb talle väga tõsiselt muret. On ilmne, et on midagi, mida Itaalia valitsus ei ole veel suuteline Itaalia avalikkusele ütlema. See ei ole ainult küsimus rohkem kulutamises või lihtsalt kulutamises. On midagi, on üks samm. Ja vana ajakirjanikuna pean ma teile ütlema, et ma kujutan ette, mis see võiks olla. Mis puudutab Ameerika Ühendriikide kohalolekut Vahemerel, mis seletab, miks, nagu sa alguses mainisid, Mirko, Meloni pidas pika telefonikõne Erdoganiga, rääkides just Vahemerest. Nemad teavad midagi, mida nad pole meile veel öelnud. Jah, ütlen ka oma arvamuse selle juhtumi kohta, Ukraina ja kõik muu. Ma arvan, et ukrainlased on proovinud peaaegu kõike, pealetungi ja nii edasi. Meie andsime neile kogu varustuse hilja ja nii edasi, kõik oli ette teada. Nii et te teate seda väga hästi, nii mina kui ka Paolo juba 2023 aastal, siis kui keegi veel ei kahtlustanud midagi, esimestel kordadel, kui hakkasime tõstatama palju küsimusi, oli see juba aprillis. See tähendab, kui tulid välja Texera dokumendid, mis näitasid üksuste väljaõppe ja varustuse taset, kes pidid osalema. Ja see oli väga madal, mitte ükski neist ei olnud isegi 100% valmis.
Lisaks teadsid kõik, kus see toimuma hakkab ja millised üksused osalevad. Seda öeldes neil läks veidi aega, et kohaneda ja kaitsepositsioonile asuda. Nüüd on nad leidnud ründemeetodid. Ründemeetod, mille suhtes on mul 2 kahtlust. Ma mõtlen, et ma kirjeldan kahjusid koos teiega, hindan olukorda ja nii edasi. Aga ma märkasin ühte asja, mida eelmisel otseülekandel polnud, sest siis polnud Zelenski seda avaldustel teinud. Zelenski pärast seda umbes kuu kestnud rünnakute perioodi tegi kohe ettepaneku Trumpile ja Trumpile Putini, umbes nii, Putinile, et lõpetada süvalöögid. Siis hakkasin mõtlema, kahtlustama, et võib-olla nad ei suuda sellisel tasemel rünnakuid enam jätkata. Sest kui mina saan rahulikult oma rünnakuid jätkata, siis panen hoopis sind seda minult paluma, mitte ei tee seda ise. Hetkel mil tundub, et neil on nii-öelda ülekaal, eks. Seega ma mõtlen, kas ukrainlased on tootmises venelastest mööda läinud. Sest juba 4-5 kuud on ka venelased rääkinud sellest, et ukrainlastel on droonides ülekaal, ka taktikalise taseme droonides. FPV droonid või on nad neid lihtsalt kogunud ega suuda sellise intensiivsusega kampaaniat hallata. Nii kaua, kui oleks tõesti vaja, et Venemaale suuri kahjusid tekitada. Viimased andmed, mis on huvitavad, sest andmeid tuleb alati analüüsida ja konteksti panna, näitavad punasega venelaste kasutatud droonide arvu ja sinisega ukrainlaste kasutatud droonide arvu. Nagu te märkate, siis 2024 aasta lõpupoole venelased alustasid ja kõver oli tõusuteel. Ukrainlased kohe järel, aeglaselt nagu näha, jõudsid samale mahutasemele, mis on täpselt see, mida ma 30 sekundit tagasi ütlesin. Ehk siis isegi venelased ütlesid, et ukrainlased jõudsid neile järele, kui mitte isegi mööda. Probleem on selles, et kui kõver on tõusev ja mina jõuan sulle järele, on mõeldamatu, et ukrainlased hakkavad 2026 aasta veebruaris tegema 5000 drooni lahinguväljal, täpselt nagu venelased. Ja siis äkitselt mais-juunis tõuseb see 11 000 nii. See on liialdus. See on liiga suur kasv, mis paneb mõtlema, et see ei ole tootmise pidev suurenemine, vaid tegemist on droonide varuga, mis on loodud selle kampaania jaoks. Ja need tootmisgraafikud näitavad selgelt, et kui tegemist on järk-järgulise arenguga, siis 5000, 5500, 6000, 6500 ei hüpata äkitselt 5000 pealt 11 500 peale. See ei tule tühjast kohast. Seega ma ei tea, kas nad suudavad seda kampaaniat jätkata. Kampaania, millel on mõju, avaldab mõju Vene elanikkonnale, te kõik teate neid videoid, kaebusi ja nii edasi. Sellel on ka strateegiline tase, sest see vähendab Putini võimalusi värbamiseks. Paljud venelased räägivad, Vene sõjaväelased ja blogid saistavad suurest Vene mobilisatsioonist aasta lõpuks. Peterburi, mida muide ka eile Moskva ründas, ei ütle just sinu kohta, et oled supervõim. Kujutame ette Washingtoni, mille taga tõuseb suits samal ajal, kui nad võitlevad iraanlastega. Nii et siin on strateegia. Ma ei tea, kui jätkusuutlik see pikaajaliselt on 2 põhilise teguri tõttu. Esiteks Ukraina energiaalane suutlikkus, kas nad suudavad toime tulla veel ühe talvega, eriti kui see tuleb karm. Nii et võib-olla toimub vahetus. Praegu on paradoksaalsel kombel kasulik venelasi üles äsitada ka lipu küsimustes, et nad laseksid rakette, sest nad peavad seda tegema. Seda nõuavad enamik Vene kommentaatoreid. Ajal, mil olukord on ukrainlastele soodne. Ma näen, et Zelenski eelistab 70 raketti praegu juunis kui 70 raketti jaanuaris, mis sajavad Kiievi peale. Seda öeldes sellel Ukraina strateegial on kaal. Sellel on kaal, sest see kaitseb ja sõltub täielikult toetusest. Viimasel ajal anti neile just droonide jaoks 3,9 miljardit ja arutelu, mis toimub Vene maailmas, on minu arvates oluline arutelu. Sest nagu Paolo ütles, kui me neid toetame ja ütleme, et nad võitlevad meie eest, siis peaksid ka sina nende kõrval võitlema. Või on see lihtsalt järjekordne tüng, miks, sest millest venelased siis tegelikult räägivad?
Ja vaadake, et Vene televisioon on programmeeritud. Kõik, mida seal öeldakse, on eelnevalt otsustatud ja filtreeritud. Mitte miski pole juhuslik. Nad harjutavad Vene avalikkust tõsiselt sissetungi võimalusega ja sõja laiendamisega, sest Ukraina tegevust ei saa peatada. Suurem osa tootmiskeskustest asub mujal. Nad sulgesid piiri juhuslikult just Soomega ja nii edasi ning teiselt poolt on neil nüüd viimastel päevadel ilmunud luurearuanded, kui ma ei eksi, Soome ja teiste riikide omad, mis räägivad just suurest võimalusest, et Vene armee laiendab seda. Ma tean, et see tundub hullumeensusena, aga mina olin seda juba arvestanud. Panin sellega mänguteooriasse kirja. Sest kui te mäletate seda stsenaariumi, kus venelased võivad saavutada parema võidu, siis paradoksaalsel kombel on see just eskalatsiooni kaudu, mitte läbi läbirääkimiste ega poliitiliselt toetatud taganemise, vaid just eskalatsiooni kaudu. Miks eskalatsiooni kaudu? Sest kui sa kaasad või tõmbad otse NATO riigid konflikti või kui need kõik koos sõtta astuvad, siis kas NATO killustub või keegi tõmbub tagasi. Ja kui keegi taandub, tekib ahelreaktsioon, keegi ei hakka enam Ukrainat toetama. Paradoksaalsel kombel on see ainus stsenaarium, kus kas võidad kõik või kaotad kõik, mida Putin võiks kasutada selle olukorra ümberpööramiseks. Ajalugu, olgu see siis positiivses või negatiivses mõttes, võib minna väga halvasti või väga hästi. Kui tema seda teeb, näeb ta bluffi läbi, ütleme nii, ja meie kardame ning riigid hakkavad ütlema ei. Nii et selles olukorras me ei taha sattuda otsesesse sõtta ja seetõttu ei toeta Ukrainat. Tema tuleb sellest välja tõelise kangelasena ja Ukraina jäetakse maha. Kui ta eksib, on see kõige halvem stsenaarium, kuhu ta võib sattuda. Aga kas ma võin vahele segada, lubad korraks? Jah, Vene arvamus hakkab tasapisi seda arutelu omaenda aruteludesse lisama. Võtame sellest, kui lubad mulle minuti, alustame just sellest hüpoteesist, mis on praegu päevakorral, nagu sa ütled, ja arendame seda edasi. Juunikuu lõpus ilmus artikkel ajakirjas Kommersant, mis on väljaanne, mis arendab seda plaani, mida sa mainisid, 4 erinevas etapis, mida ma nüüd meenutan. Esimene etapp räägivad venelased, alustame Ukraina 30-35 logistika, energia ja transpordisõlme ründamist, mida nad tavaliselt teevadki. Teine samm, hakkame ründama ka Ukraina sees olevaid varustusteid. Kolmas samm, hakkame ründama NATO baase Balti riikides ja Poolas. Seejärel ütleb ta 4. samm, hakkame ründama veelgi sügavamale ikka NATO baasivõrgustiku Poolas. See, kes selle artikli kirjutab ja kellel on luba see avaldada ning keda ei tsenseerita, ütleb. Meie arvates peaks olema üsna selge neile, kes on väljaspoolt, kui hakkame esimestes 2 faasis Ukrainas kõvasti lööma, et seda piirata, et mitte lasta meil jõuda 3. ja 4. faasini, mis tapab NATO baase. Ja nad räägivad sellest ajalehtedes, et teha seda. Nüüd idee on, ka sõjaväeringkondades öeldakse, jah, hästi, me ründame Ukrainat, sildu me juba ründame, elektrijaamu oleme rünnanud, raudteesõlmi pommitame, linnu pommitame. Ehk siis lõpuks saavad ka sihtmärgid otsa. Öeldakse, et see sõda nende sihtmärkide pärast, selle sihtmärkide nimekirja pärast, mida rünnatakse Venemaa vaatenurgast, võiksime niimoodi jätkata järgmised 30 aastat. Need ongi need sihtmärgid. Ainus asi, mis muudaks olukorda lahinguväljal, on ukrainlaste poole anemiseerimine, nagu sõjanduses öeldakse. Ukrainlaste poole jõu nõrgestamine. Mis asi? Takistades, vähendades või peatades abi, mitte niivõrd rahalist abi, vaid just füüsilist abi, vahendite, materjalide, tehnoloogiate abi, mis ühelt poolt on täiesti immuunne sõjarünnakute suhtes, jõuab Ukrainasse. Seega öeldakse, et pole mõtet jätkata Ukraina ründamist. Peame hakkama ründama seal, kus abi Ukrainale füüsiliselt toodetakse.
Nüüd toon teile ühe näite. See on see, mis juhtus sõja alguses, kui Nord Stream õhku lasti. Näiteks teen ma midagi sellist. Ma teen sulle ja siin on üks oluline osa. Kõigi lääneriigide infrastruktuurid, me ei pea ette kujutama Dresdeni strateegilist pommitamist või Orešniku Müncheni turuplatsil. Näiteks, ei, see on stsenaarium, mida ei eksisteeri. Meil on nii keerulised ja nii õrnad struktuurid oma keerukuses, et tõesti on vaja väga vähe, et kogu universum sassi ajada. Et takistada sul rongidele minna, lennukeid maanduda lasta või reaalajas börsiteavet saada. Et mitte olla, kas te mäletate, võimalused kahju teha ilma selle kohese omistamise läveni, mida näiteks rakett annaks, on suured. Räägime omistamise lävest, need, kellel on olnud kannatus tugeda kuulenit. Asjad, millega sulle tehakse kahju, aga sa ei saa olla kindel, et just Titso ja Kaio seda tegid. Meie struktuurid, meie valitsus, tööstus, energia, transpordi ja logistikasüsteemid on äärmiselt keerulised ja äärmiselt õrnad. Seega on need haprad. Oleme need nii välja arendanud, sest peale väiksemahulise terrorismi mõelge, kui mõni riik otsustaks, et Itaalias ei lenda ükski lennuk terve nädala jooksul. Või sulle sisendatakse, et kui sa kodus veekraani lahti keerad, võid mürgitusse surra näiteks. 30 aastat tagasi, kas mäletate, kui räägiti Siberi katku ohust, piisaski vaid selle mainimisest, et kõik kartsid, oh jumal, Siberi katk. Tegelikult Siberi katk eriti ei levinudki, aga piisab ainult selle mainimisest, näed. Venelased hakkavad sellest rääkima. Kui tahate sõjas osaleda, peate võtma selle leivatüki, mis teile kuulub. Ja see jutt saabki selle jutuga kokku, sest me oleme täiesti kindlad, et teie eurooplased ei suuda seda taluda. See on käsi. Jah, nemad mängivad selle peale palju. Ja loomulikult selle kallal töötate teie, et meie relvastame, nagu järeldus. Relvajõududena meil polegi olemas, meil pole midagi vastu panna. Aitäh! Tegelikult pole meil sõjalist struktuuri, mis suudaks öelda, nüüd lähen sinna ja annan sulle tõesti 4 tükki pähe. Meil seda pole, see on kindel. Meil on relvastuse taastamise periood, mille algust ega kestust me isegi ei tea, aga oletame, et see algaks täna ja kestaks 10 aastat. Nii et Poskas öeldakse, et parem on, kui peame nendega silmitsi seisma, teha seda täna, kui nad pole veel otsustanud relvastuda, kui minna nende vastu 10 aasta pärast, kui nad võivad mingil seletamatul põhjusel olla oma sõjalise jõu tipus. Vene loogikal ja arutlusel on palju mõistlikke ja loogilisi tugipunkte, mida ma Itaalia meedias üldse ei näe, sellest lihtsalt ei räägita. Ehk siis, mis see maksab, kui teatud asjad välja öelda, mis see võiks kaasa tuua? See on ju hüpotees, mitte kindel fakt, aga hüpoteese tuleb siiski kaaluda. Venelased räägivad sellest ajalehtedes, sellest räägitakse, sellest räägib Lavrov. Sellest räägib Putin, sest kui Zelenski ütleb talle, miks me ei piirdu lahingutega ainult lahingupiirkondades ja ei lõpeta seda siin. Ja tema vastab talle rahulikult, tasakaalukalt. Vaata, võib-olla sa ei saanud aru. Me ei taha lihtsalt Donbassi vallutada. Me tahtsime sind vangi panna. Sa pead lihtsalt kaduma. Ja ta ütlebki talle seda, ma nüüd parafraseerin, aga mitte eriti palju. Kui meie eesmärk on sinu võimusüsteemi lagundamine, vihjates, et asendame selle kellegagi, kes meile meeldib. Venelased on selle tõesti omaks võtnud mõttega, et nad ei pea sõda ainult Ukraina vastu. Kui nad on veendunud, et seekord ei pea nad sõda ainult Ukraina vastu, nad ei pea sõda ainult Ukraina vastu, vaid ka paljude teiste vastu. Nii et, nagu sa ütlesid, kui nad panevad kõik mängu nendele oletustele ja neil veab, nad on endale võitnud 30-40 aastat rahu, igasuguse edasise katse eest midagi välja mõenda, end väljendada. Vabandust, jah, siin on strateegiline probleem. Oletame, et nad panevad kõik mängu ja neil ei lähe hästi. Väga tõenäoline, olgem ausad, et neil ei lähe hästi, sest Poola ja teised reageeriksid. Mis on nende jaoks halvim stsenaarium sel juhul? Kas Venemaad saab tungida? Ei. Keegi ei läheks Venemaad vallutama, sest siis muutub asi tõesti tuumaohtlikuks. Nii et tehniliselt on neil sellises olukorras ikkagi jutumärkides seljatagune kaitstud. Seega on neil rohkem võita kui kaotada selles olukorras. Sõda läheb halvasti.
See tähendab, et all-in olukord ei näita tegelikult jõudu. See tähendab, et oled piisavalt meeleheitel, et proovida eskaleerida, et deeskaleerida. Proovida eskaleerida, et näha, kas tõesti puudutades NATO liitu või igal juhul Euroopa riike nende seas. Praegu on ka üsna soodne hetk selleks, arvestades Trumpi seisukohta, kes enam ei taga midagi. Et näha, kas keegi tõesti taandub. Sest kui neid ei tabata, siis loomulikult jätkavad nad Ukraina toetamist ja kui Ukraina jätkab droonide tootmist nii nagu praegu. Ausalt öeldes 1 või 2 aastat sellist Ukraina droonitegevust võiks tõesti Putinit ohustada. Sest Putin on loonud, ei ole nii, et ta lõi selle süsteemi. Ta valiti esmalt ametisse, siis alahinnati teda ja tema haaras võimu enda kätte. Aga kui ta enam ei ole see mees, kes teeb head kõigile rikastele Vene oligarhidele, siis visatakse ta kiiresti aknast välja ja pannakse asemele uus nukk. Nii et ta saab aru, et kui tema valitsemissüsteem muutub ohuks, siis on ta minu arvates piisavalt ebamõistlik, nagu paljud arvasid juba paar aastat tagasi, et tõesti midagi sellist proovida. Sest mis on alternatiivid? 300 000 mehe mobiliseerimine. Selles sõjas oled sa aasta aega, kui sulle hästi läheb. Aga see ei too tulemusi, mis võimandaksid selle sõja lõpetada. See ongi paradoks, milles mõlemad pooled on. Ukrainlased sõltuvad Euroopast, nad saavad seda sõda jätkata ainult Euroopa toetusega ja venelased, kuna nad ei saa eurooplasi rünnata, ei saa seda toetust ära lõigata. Peatada ukrainlasi. Nii et sa tegutsed umbes nii, nagu sakslased omal ajal tegid. Sakslased ei olnud võimelised Inglismaad vallutama ega Briti mereväge võitma. Seetõttu üritati U-paatidega Inglismaa majandust lämmatada ja nad olid sellele väga lähedal. See oli üks neist hetkedest, kus ilma ameeriklaste abita oli Inglismaa tõesti peaaegu lämmatatud. Hetked, mil nad kaotasid üle 1 miljoni tonni laevu 1 kuuga. Nad said sellest aru. Ukrainlased suudavad Euroopa toetusega seda sõda jätkata, nii et nad teevad Venemaale tõesti pikaajalist kahju. Paulo, ma olen sinuga ainult ühes asjas eri arvamusel. Mina ei karda seda asja. Ma usun, et Euroopa oleks pidanud 2022 aastal kohe alguses kogu oma jõu mängu panema. Ehk siis, kui sõda tehakse, siis tehakse või ei tehta. Need poolikud mängud ei tööta. Kui 2022 aasta septembris-oktoobris oleks kohe otsustatud. Mirko, meie oleme need, kes arutavad tappi ristiga. Me arutame 3 aastat selle tappi üle. Ja sina suudad eristada Euroopa Liidu riike. Sa ütled, et laseme selle tapiristi teema olla ja hakkame homsest hommikust sõda pidama Venemaa Föderatsiooni vastu. No, olgu, okei. Kujutad seda stseeni ette, kui see niimoodi öeldakse? On rünnak demokraatia vastu ja Euroopa äärmised servad on rünnaku all selle ülekaaluka diktaatorliku jõu poolt, kasakad, mongoli, kõik, mis sulle pähe tuleb, eks. Nii et alates homsest kogume kokku kõik välisministeeriumid, paneme kiivri pähe ja läheme sõtta, kui sina. Ei, aga Paulo, vabandust, eks. Me ei ole ühel lainel. Ei, ma räägin millestki muust. Meie tasapisi, natukene, korraga ületame punast joont ja nii edasi oleme andnud ukrainlastele just nii palju, et nad pinnal püsiksid. Kui 2022 aastal enne Venemaa mobilisatsiooni oleksid nad ukrainlastele kohe andnud need asjad, mida neil vaja oli, oleksid nad selle sõja tõenäoliselt samal aastal lõpetanud. Just seda kartsiski Mark Milli. Et siin tehakse mobilisatsioon ja sealt enam tagasi ei pöörata ning Biden ei püsi ametis nii kaua, kui oleks vaja ukrainlaste toetamiseks. Meie tegime nii-öelda sõda. Kas te mäletate, et me oleme isegi siiani salastanud selle, mida me Ukrainale andsime? See tähendab, et 2 katkise tanki andmise pärast oli parlamendis pool ülestõusu. See tähendab, et teha seda, mida sina ütled, ilma rindele minemata, tähendaks ükskõik millise Euroopa riigi valitsuse jaoks sisuliselt tänavaproteste ja võimult langemist. Ei, asi on selles, et neid pole enam. Sa ei saanud aru. Me põletasime need läbi. Jah, sest me andsime neile varustust tilgakaupa ja see oli nagu Napoleoni reserv. Ja Napoleoni vanakaardivägi Waterloo lahingus. 3 kaupa korraga, enam polnud reservi. Olgu. Sõjalisest vaatenurgast oli sul õigus. Kui pead kedagi aitama, pead talle korraga kõik andma. Kõik korraga. Mitte 3 tanki kuus. Aga kui sa oleksid tol ajal 2022-2023 öelnud Euroopa riikidele, et anname neile poole oma armeest,
et see siin lõpetada, oleksid sa põhjustanud Euroopas terve rea sisepoliitilisi kriise, millest nad polekski toibunud. Tuleb öelda, et peaministri esimene kõige olulisem vajadus, olgu ta kui väike tahes, on püsida ametis järgmise päevani. Keegi ei pane sind sinna niisama. Puudub klass, jah, aga see valik oli parim. Puudub poliitiline klass, kes seda teeks. Sest kes oleks toetanud Churchillid pärast Dunkerki evakuatsiooni, kui Saksamaa domineeris Euroopat, riik oli isoleeritud, sest Itaalial oli oma impeerium. Aga tõesti, teatud otsuste tegemiseks on vaja tõelist julgust. Neid otsuseid ei tehtud. Nüüd oleme minu arvates tupikus. Nad raiskasid järk-järgult 100 113 korraga, 10 FF 16 korraga, mis poleks midagi muutnud, lihtsalt selleks, et päästa nii kits kui kapsad, sest see ongi kogu lugu. Välja arvatud juhul, kui plaan oligi selline. Ma ei tea. Kuljusest, kui plaan oli, hoiame seda sõda võimalikult kaua vindumas, siis vaatame, mis saab. Võib-olla oligi plaan selline. Nähes, kui koordineeritud nad olid, on mul raske uskuda, et see oli planeeritud. Mitte meie plaan. Euroopal pole kunagi olnud iseseisvat plaani, kui see pole meie plaan. Kas sa said aru? Sest need, kellel oli autonoomia seda teha, olid olemas. Ameerika Ühendriigid, kes ütlevad, kas tead, mis on, või siis samal ajal te mõtlete saata oma väikseid tanke, oma 113-id, oma 3 kahuritisid. Mina, kes ei pea kellelegi aru andma, sest olen Ameerika Ühendriigid, täidan sulle 27 2700 laeva kahuritega ja saadan need sulle, sest ma ei pea aru andma. Küsimus on, miks ameeriklased seda ei teinud? Annan sulle 10 Abramsit. Ei, annan sulle 3. Teeme 4, aga üks neist ei käivitu. Ehk siis need samad ameeriklased, keda ei seo sellised loogikad nagu Euroopa riike, olid esimesed, kes ütlesid, aga väga rahulikult ja suure ettevaatlikkusega ja nemad olid täiesti vabad, mis paneb mind arvama, et idee polnud mitte liiki pannin suuremaks keerata, vaid hoida madalat liiki veevannis nii kaua kui võimalik. Selles mõttes Seal oli ka jutt sellest, et nad ei teadnud, kas ukrainlased peavad vastu. Me tegime otse ülekande kolonel Stirpiga just seoses Zelenski helikopteri teemaga. Jah, aga ma tean seda. Aga seda teadsid ka ukrainlased, kas nad suudavad vastu pidada. Aga kui sa näed, et nemad võitlevad ja venelased surevad ja et sinu eesmärk on panna Putin teatud aja jooksul kriisi, kas sa teed seda aasta, 2 või 5 aastaga, see sobib. Hästi. Kui eesmärk on venelasi mõistliku aja jooksul keeta, siis teatud vaatenurgast, kui see sõda kestab veel 3-4 aastat, töötab kõik selle kasuks. Ja see sobib kokku venelaste seisukohaga, kes saavad aru, et neil ei ole lõputut ressursse ega aega ning tahavad sellele lõpu teha. Ja kuna nad ei saa ameeriklastelt juhtme seinast tõmmata, sest seda polegi võimalik teha, kellelt nad siis juhtme välja tõmbavad? Meilt. Meie oleme see nõrk lüli. Meie oleme see nõrk lüli. Daniele, sina, kes olid nende asjade sees, kindlasti tead, miks Joe Biden on alati kõhelnud toetuse osas? Ei, seda ma ausalt öeldes teile ei ütle. Ma olen praktiliselt kõik sõjad läbi uurinud alates Kreeka-Türgi sõjast kuni Puunia sõdadeni. Ma pole kunagi näinud kedagi sõda pidamas nii, et öeldakse, see rakett küll, aga ainult selle piirini ja seda relvasüsteemi mitte. See on täiesti hullumeelne asi. Kas sa teed seda või ei tee? See on väga oluline punkt, millele minu arvates kindral Capitino juhtis tähelepanu ja mis seletab meile erinevust, ühe põhjuse erinevusele Bideni ja Trumpi presidendi ametiaja vahel. Esiteks kuulub Biden põlvkonda, kellel oli mingil määral veel teise maailmasõja mälestus. Korea sõjast, Vietnami sõjast, külmast sõjast. Ja kuigi Venemaa on mingil määral Nõukogude Liidu järglasriik, olles Nõukogude Liiduga võrreldes lõpmatult nõrdem riik, on ta siiski tohutu tuumarelvade arsenal. See on teine punkt, millest rääkis New York Timesi Washingtoni korrespondendibüroo juht. Valge Maja korrespondendibüroo juhataja, kes 2 aastat tagasi esitles raamatut, selle leiate.
milles öeldakse, et tõepoolest oli hetk, mil Valge Maja kartis, et Putin kasutab tuumarelva. Kolmas asi, mis aitab meil jõuda ka meie omade juurde. Bideni mure, kes läks valimistele olukorras, mis polnud sugugi kindel. Nagu näha, mis juhtus. Kui ukrainlased oleksid tabanud Vene rafineerimistehaseid, oleks, arva ära, tõusnud nafta hind. Täpselt sama, mida Trump tegi Iraani rünnates. Ja ma juhin teie tähelepanu sellele, et nafta hind tuli mõne päevaga tagasi. Madalam kui 3 nädalat tagasi umbes, $70 juures. Ja see on täpselt sama probleem, mis oli Bidenil. Poliitik, kui me räägime Itaalia poliitikutest. Teise riigi poliitik pole kuigi teistsugune. Esimene asi, millele ta mõtleb, on see, kuidas oma valijaid rahul hoida või panna neid uskuma, et kui nad minu poolt hääletavad, läheb meil paremini. Trump teeb täpselt sama asja. Ta on tegelikult iraanlaste majanduse korda teinud, eemaldades neilt sanktsioonid. Ta on alandanud nafta hinda. Näete, et kuni vahevalimisteni ei viska ta enam pomme, ilutulestikke ega ähvarda kedagi. Tal on sellest täielik huvi, mida madalamale hind jõuab. Biden mõtles seega nagu vana põlvkond, kes teadis, et transatlantilised suhted, alustades Ameerika huvidest, olid Ameerika impeeriumi tugevuseks. Teiseks, kuna tegemist oli impeeriumiga, pidi ta paluma ukrainlastel pidada sõda sellises stsenaariumis, mis sobiks Ameerika impeeriumile. Ehk siis, ma aitan ukrainlasi, keda rünnatakse, aga ainult siis, kui nad ei liialda. Järgmine samm oli see, et teise Trumpi presidendi ajal otsustati, et Ameerika ei ole enam impeerium, sest Ameerika ei ole enam impeerium. Ma nägin, et seal olid ka mõned Itaalia poliitikud, nii parem kui vasakpoolsetest, kes käisid hiljuti Ameerika saatkonnas. Mul on tunne, et neil ei ole asi päris selge. Ameerika ei ole tõesti enam impeerium ja ei kavatsegi enam selleks olla. See on maailma kõige tähtsam ja suurim suurriik, kellel ei ole liitlasi vaja ega ta neid ka ei soovi. Ja mis on väga oluline punkt, nagu ütleb Kapitini, see on minu arvates dünaamika selgitamiseks fundamentaalne. Oletame, et sina, Euroopa või Jaapan või Lõuna-Korea vajad ikkagi Ameerika kaitse. Kapitini ütleb 10 aastat, teeme möönduse, ütleme 5 aastat. Mida see tähendab? Et sina vähemalt järgmise 5 aasta jooksul ja esimene, kes seda teab, on just Trump, kui ta solvab meie poliitikuid, sealhulgas ka neid, kes on talle kõige sõbralikumad, nagu Meloni. Ja et 5 aastat, ükskõik mida ta sulle näkku viskab, pead sa selle ära taluma, kuni oled võimeline esiteks end uuesti relvastama. Teiseks, veenma oma avalikkust, sest demokratia tugevus ja nõrkus on see, et kui järgmisel aastal valitakse, nagu ütleb Kapitini, siis valitakse pooles Euroopas. Noh, mida sa siis valijatele ütled? Et neil on raha hambaarsti juurde minna või saadavad nad abi sinna, kus seda vaja on, Kiievisse? On ilmne, et see jutt on mõeldud neile, kes ründavad Moskvas. Sellisel juhul mitte ainult Ukraina, vaid üldiselt kogu Euroopa demokraatlik süsteem. On väga lihtne selliseid argumente esitada. Ma arvan endiselt, et me seisame silmitsi viimane punkt pöördega, mis on viimaste kuude jooksul tõesti mängutingimusi muutnud. Ukraina on ohvrist saanud riik, mis suudab rünnata. Ma juhin teie tähelepanu sellele, et eelmisel nädalal pidi Ukraina taas mõned piiripunktid sulgema. Ja ta ei teinud seda selleks, et end sissetungi eest kaitsta, vaid sellepärast, et Venemaal on taas üldmobilisatsiooni õhkkond. Ja juba oli põgenenud miljon tarka inimest, tehnikut, teadlast, arsti ja nii edasi. Peale selle keelas ta samal ajal tegelikult ära veebisuhtluse, Telegrami ja teiste sarnaste kanalite kaudu. See tähendab, et ta tõstis tsensuuri taset
Ma tuletan teile meelde ainult ühte asja. Päeval, mil algas Venemaa sissetung Ukrainasse, algas samal päeval ka sisemine repressioonide operatsioon. Ühest küljest ründab ta välismaal, teisest küljest ründab ta seespool. Kes julgeb öelda, et tegemist on sõjaga, läheb vähemalt aresti. Ta kordab täpselt sama mustrit ja see viib meid Mirko küsimuseni, millele ma ausalt öeldes ei oska vastata. Ta on end nurka surunud. Pidi võitma kas 3 päevaga või 4,5 aastaga. Aga nüüd ei suuda enam hoogu anda, kurtis hiljuti Zelenskilegi, et too rikkus tal lausa turismihooaja ära. Aga sa ütled, kuule, sa oled ju ühe väga tähtsa riigi juht ja nüüd tuled virisema, sest turistide autode pihta tulistati, kui nad Krimmi randa sõitsid. Sa saad aru, et oled pärast 4,5 aastat tunginud teise riiki. Mitte ainult ei ole seda võitnud, vaid oled sellega vaesemaks teinud. Et seda sõda üleval hoida, annad oma kaasmaalaste, venelaste, nafta ja gaasi tasuta ära hiinlastele, indialastele. Vaat milline juht. Ma juhin tähelepanu ühele asjale, sest me olime juba interneti blokeerimise ajal ühenduse loonud ja nii edasi. Kui keegi tahab internetti blokeerida, tsentraliseerida, teha riikliku VPN-i, et suhtlust kontrollida, siis miks sa tahad blokeerida, Romanov? Ja teised blogijad, kellel tuletan meelde, on Telegramis 1 miljon kasutajat. Nii et me ei räägi siin Telegrami kanalis, kus on 5000 või 10 000 inimest. See võib olla veel väikese grupi arvamus. Need on Vene sõjablogijad, ütleme siis sõjablogosfäär, kes jälgib sõda. Umbes 60 kanalil, sest loomulikult on ka kattuvaid kasutajaid. Seega on mõningane kattuvus, kuid kokku jõuavad need kanalid 40-50 miljoni inimeseni. Need on arvamusliidritena tohutult mõjukad. Eriti veel arvestades tsensuuri, mis valitseb Vene televisioonis. Seda ei ütle mina, vaid seda ütlevad venelased ise, kes allkirjastasid. Telekas öeldakse meile, et kõik on korras, seal on kokasaated, keegi räägib lahvatustest, kütusest, nendest asjadest. Inimesed tulevad siia, et infot saada. Seega nende sõjablogijate mõjuvõim on jutumärkides Venemaal arvamuse kujundamisel üsna suur. Ja nemad ütlevad peaaegu kõik, et nad on äärmiselt mures sõja käigu pärast, mis ei too kahju mitte kuskile. Ja et on vaja kas eeskujulikku vastust Ukraina vastu, seega tuumarelvade kasutamist, neid asju siin, või massilist mobilisatsiooni. Ja just nemad annavad häiret. Et kõik sammud, mida Putin on astunud, piiride sulgemine, interneti blokeerimine, kõik see, mis toimub, annavad märku, et suure tõenäosusega selle sõja lahti sõlmimiseks tõesti. Või siis eskaleerid, nagu me enne Paologa rääkisime, ehk laiendad konflikti, et näha, kas meie teisel pool bluffime. Ja sel hetkel tõmbume tõesti tagasi. Või suurendad oma pühendumust ja ma usun, et ukrainlased teavad seda. Sest sisekriisi tekitamise strateegia, olgu see siis pühade, bensiini või lisaks veel Vene tootlikkuse küsimus, hakkab just seda toetust õõnestama. Kujuta ette, kuidas venelased täna reageeriksid, arvestades nende bensiinijamasid, kui tuleks veel üks mobilisatsioon. Sa võtad neil jalge alt maa. Peaaegu võttes neilt selle võimaluse. Sest seda teavad ka ukrainlased ja mitte ainult mina ei ütle seda, vaid seda ütlevad ka meie kontaktid ukrainlastega. Nad ütlevad seda, kui venelased toovad välja veel teisi osariike, 700 000 meest ja teevad veel ühe mobilisatsiooni. 2024-2025 ausalt öeldes me ei suuda vastu pidada. 2 aastat Vene pealetungi, veel 2 aastat me ei suuda vastu pidada. Seega on meil kasulik praegu maksimaalselt kahju tekitada, õõnestada Putini toetust, võtta temalt see võimalus ära ja vaadata, kas jääme viiki. Ja lõpetame sellega. Mina ei ütle seda. Seda ütlevad intervjuud paljude Ukraina sõjaväelastega, seega ka nendega, kes võitlevad pidevalt eesliinil. Kostjan Tõnivka, meil on see eelis, kasutame seda ära, proovime selle lõpetada. Aga ma ei usu, et venelased, arvestades nende süsteemi, ma arvan, et Vladimir Putin on valmis saatma ka selle 1 miljoni või 300 000, 500 000, kui palju iganes neid on. Sest nende jaoks tähendab sõja lõpetamine praeguses seisus seda, et nad ei vii koju mitte midagi. Ma ei usu, et Vladimir Putin jääks ellu, vähemalt mitte sõda lõpeb. Kas sa said Donbassi kätte?
ei, ja lubage mul lisada veel üks väike detail, mis on alati ajafaktor. On üks asi, rafineerimistehaste ründamine, kütusepuudus sõjas oleval riigil, sellega tuleb arvestada. Tuleb olla ettevaatlik, et ajutisest puudusest ei saaks püsiv kütusepuudus. Sest rafineerimistehased saab ikkagi korda teha, parandada ja siis jätkatakse taas rafineerimist. Probleem on selles, et täna... Vabandust. See, mis täna puudub, lõpeta. Ei, ma annan sulle ühe detaili veel, sest see on oluline. Ukrainlased on koolitanud droone tehisintellektiga ja need ründavad rafineerimistehaseid. Mõnes seadmes, millel on FTR kood, mis on mõeldud sisuliselt ümbertöötlemiseks. Nad ise ei tooda, need on peamiselt Euroopa päritolu komponendid. Nagu ma ütlesin, aga just nii see ongi. Kui sa alustad sõda, pead arvestama, et midagi saab pihta, midagi ei tööta ja nii edasi. Probleem on selles, et kui see täna sel aasta ajal pihta saab, tekib puudus, nimetagem seda ajutiseks. Kütusest rääkides me räägime mitmesajast tuhandest tonnist rafineeritud kütusest, mitte naftast, vaid diislikütusest ja lennukikütusest just sel aasta ajal, aga eelkõige diislist ja bensiinist tähendab see, et väga palju põllutööd jäävad tegemata. Et transport, mitte proua, kes näeb puhkusele, vaid autovedu, mille kasumimarginaal on Venemaal väga väike. See tähendab, et nad teenivad vaid 2%. Kui transpordiettevõtjatel tõuseb bensiini hind, siis nad praktiliselt ei pane isegi mootorid tööle. Seega täna neil on see olemas, kuid keskpikas või pikas perspektiivis võib neil tekkida diislikütuse tootmise kriis. Ütleme nii, aga praegu nende kuude või 2 jooksul, kui seda praegu pole, samal ajal kui tehakse põllutöid, mida tehakse just nüüd, mitte keset talve. Tuleb külvata just. See olukord sunnib siin midagi tegema kohe, midagi sellist, nagu täna Kiievis nähti. Annan sulle raketilöögi pealinna pihta ja ütlen, kuule, kas lõpetad sina või lõpetame meie? Ja samal ajal võtame aega ja proovime milleski aru saada, mis võib juba olla sõnum, sest Putin ei taha mobilisatsiooni teha. Sa tead väga hästi, et see tekitab talle segadust. Nüüd on vaja näha Kiievi poliitiline autonoomia otsustada, kas sellist sõnumit vastu võtta või tagasi lükata. Siis Putin ütleb talle, ma lasen rakette ja droone sinu pealinna pihta. Kui sa lõpetad nende minu rafineerimistehaste pihta tulistamise, siis ma lõpetan nende Kiievi pihta tulistamise. Ja vaatame, kas leiame hiljem mingi lahenduse. Nüüd minu küsimus on, kas Zelenskil on poliitiline autonoomia, et öelda, kas ta nõustub või lükkab tagasi. Mul on see toetus selja taga. Sest kui sa sõltud teistest, siis teised tahavad ka sõna sekka öelda. Nad tahavad ainult anda sulle raha. Ja see ei ole nii, et ma annan sulle raha, annan sulle droonid, siis tee, mis tahad. Ka see on suur. Ka nemad, ka baltlased, ka poolakad, ka ameeriklased, ka inglased, ka sakslased ajavad oma poliitilist joont. See tähendab, et nad tahavad sellest sõjast midagi saada, mitte ainult anda, vaid ka võtta. Ja kui sa nii teed, siis milline iseseisvus on Zelenskil? Juba 5 aastat nad küsivad. Pommitavad neid, kes tulevad. Strateegia pole muutunud. Ma ei näe suurt erinevust, mida venelased veel teha saaksid võrreldes sellega, mida nad juba teinud on. Viimastel päevadel on neid päris palju välja lastud, vahepeal polnud neid eriti palju välja lastud. 70, eelmisel talvel tulistati neid. 120, 130. Ma ei näe mingit erinevust Vene strateegias. See tundub mulle jätkuv. Just see muutumatus, millega ukrainlased on harjunud, annabki neile minu arvates jõudu. Teise teema puhul on sul minu arvates väga õigus. Ma jälgin väga tähelepanelikult Ukraina sisepoliitikat ja rahvuslike armeekorpuste ja nii edasi siin mõjuvõim on tõesti suur. See Zelenski kuulus samm UPA üksuse tunnustamisega oli just selleks, et võita Ukraina rahvuslaste poolehoidu. Isegi välisliitlastega tüllimineku hinnaga, kes... See on riskantne, sest ma ei usu, et ta oleks olukorras, kus ta saaks teha tasa või midagi sellist. Ukrainlased, eriti just see osa neist, mis on olulisem kui esmapilgul paistab ja mille hulka kuulus ka Budanov. Budanov oli muide ka üks esindajatest, kelle ta saatis läbirääkijana läbirääkimisi pidama ja
nii edasi. Tegelikult oli see nii sellepärast, et kui asi oleks ebaõnnestunud, ei oleks natsionalistid saanud süüdistada Zelenskit ja kindlasti poleks nad ka Budanovi peale nii väga pahased olnud. Kuna ta on üks nende lemmikutest, seega ma ei usu, et tal oleks nii palju iseseisvust. Selles osas toon ma sisse ka selle, mis hiljuti Monacos juhtus. See, mis hiljuti Monacos juhtus, tapmine, rünnak ja nii edasi, kus hukkus Padim Jermolajev ja tema perekond, kus juures tema naine kaotas muuseas jalad. See, mis juhtus Monacos, on nüüd uurimise all. Interpol otsib. See Anastasia Berezovska on seotud sisemise võimuvõitlusega oligarhide vahel. See tegeles äridega, see tähendab, et ta oli seotud petukeskustega Ukrainas, ta oli teinud äri ka teistega, aga võib-olla ka on kaks teooriat, kas see on sisemine maffia küsimus ukrainlaste vahel ja äridega, millega nad tegelesid. Ja teine on hoopis üks tüüp, kes oli hiljuti ostnud Monacos suure villa 100 miljonite eest. Ja kellelegi ei meeldi see, et ta viib kõik need rahad ära. Nagu näeme, on siin sisemisi tülisid, aga on ka selliseid liite. Budanov on koos Žalužniga ameeriklastele lähemal, Jermak oli rohkem brittidega seotud ja see kajastub ka nende läbirääkimisstiilis. Kas te mäletate, kui Budanov rääkis Vene luureteenistuse juhiga? Ja asetäitja tuleb tema juurde. Kas Vene luureteenistuse asetäitja vastu korraldati atentaat? Selle korraldas mees, kelle pani ametisse Jermak ja kes sai Ukraina siseluureteenistuse asetäitjaks. Nii et on ka erinevaid vaateid. Kes panevad sõna otseses mõttes kaikaid kodaratesse, isegi siis, kui räägitakse läbirääkimistest või rahust omal moel. Seega ma ei usu, et tal on nii palju vabadust. Ausalt öeldes Zelenski ka, sellepärast, et muidu ei oleks võimalik seletada mõningaid tema hiljutisi samme väga riskantseid, mis ei too midagi kaasa. See tähendab üksus nimega UPA kangelased. Ma ei tea, millist kasu see Ukrainale annab võrreldes kahjuga, mida võib tekkida sellise liitlase nagu Poola puhul ja sellele järgnenud vaidlused. Selles mõttes ei ole seal nii palju vabadust. Ma arvan, et tegutsemisruum on väga piiratud ja ka Putini jutumärkides. Mida kauem see sõda kestab, seda rohkem venelased tahaksid jutumärkides suurejoonelist võitu. Nad ei rahulduks kindlasti sellega, kui nad võtaksid Donbassi aasta või 1,5 aasta pärast. Ja see on suur oht mõlemale poolele. Mõlema riigi manööverdamisruum ja ootused vähenevad järjest enam, mida suuremaks muutuvad kulud. Ukrainaste jaoks pärast 4,5 aasta pikkuseid ohvreid ei usu ma, et nad oleksid valmis ütlema, olgu, jah, anname Donbassi ära, eks. Keegi küsiks, mille nimel me siis 4,5 aastat võitlesime. Ja teiselt poolt ütlevad venelased sama, 4,5 aastat Donbassi pärast. Ja see piirabki minu arvates mõlemaid osapooli väga palju. Mõlema valikud muutuvad järjest äärmuslikumaks. Tegelikult, mis on Zelenski valik? Eskalatsioon. Eskalatsioonistrateegia. Vene pool vastab paratamatult omakorda veeldi suurema eskalatsiooniga. Seega minu arvates, isegi kui teha tabeleid ja kasutada mänguteooriat, aga ka ratsionaalseid teooriaid, lõpuks on ainus viis sellest sõjast pääseda praktiliselt välise sekkumise kaudu. Ehk siis väline osapool, kes tagab mõlemale poolele turvalisuse. See on ainus viis, kuidas kaks riiki, kes teineteist ei usalda, saavad lahenduse leida. On võimatu panna neid omavahel rahu tegema. Peab olema väline osapool, kes tagab turvalisuse ja tagab ka teisele poolele. Probleem on leida väline osapool, kes oleks tõesti erapooletu. Selles loos on see võimatu. Ameeriklasi peavad venelased õigustatult üheks osapooleks. Ja seetõttu ongi ummikseis, täielik ummikseis. Ma tahan seda teemat laiendada veel ühele tegurile. Venelased kasutavad ka rahastamist ära, sest Euroopa rahvuslasi ja ka äärmus parempoolseid rahastavad venelased sageli. Nad kas nähakse koos või neil on väga sarnased arvamused ja huvitaval kombel ka maga. Sest sisemised natsionalismid lõhestavad Euroopat veelgi rohkem ja muudavad selle pigem üksikuks riigiks kui ühtseks Euroopaks, laiemas mõttes rääkides. Ja seega on see strateegia mõlemale kasulik.
mäng ei käi ainult lahinguväljal, strateegiliselt, ressurssidega. Mäng käib ka nende väliste ja sisemiste rümmituste toetamisega nendes riikides, mis võivad seda olukorda veelgi rohkem killustada. Donald Trump on kindlasti üks neist, kes mängib killustamise peale. Naeruväärne, et Ameerika Ühendriigid jätkavad NATO praeguse toetamisega, hoiatab Donald Trump enne alliansi tippkohtumist. President väidab, et Washingtoni suhe NATOga ei ole vastastikune. Nad ei olnud meie jaoks kohal sõjas Iraaniga. Pealegi ei näe ma, kuidas NATO oleks saanud osaleda ründavas sõjas Iraanis. Juba seal näen seda väga kahtlasena, arvestades varasemaid kogemusi. Aga kindlasti, mida rohkem toetus kahaneb, seda rohkem on meil 2 probleemi, eks Daniele. 1 on meie kaitse tugevdamine ja 2 samal ajal suurendada ka toetust Ukrainale. Seega peame seda tegema sisemiselt, et ameeriklaste puudujääki korvata ja väliselt ukrainlasi toetada. Need on taasrelvastumise tegurid, mida meie poliitikud ei suuda taluda, sest nad lihtsalt ei suuda selliseid asju rahvale maha müüa. Nad ei saa sellega hakkama. Kui sa lähed valimistele ja ütled, et peame end taas relvastama ning samal ajal aitama ukrainlasi, siis on praktiliselt lihtsam kohe valimisvõitlusest loobuda. Ja meie oleme selles segaduses, ütleme nii. Absoluutselt, jah. Kui sa ütled, et Euroopa oleks pidanud Ukrainat kohe aitama, siis ütled sa ilmselget asja. Aga sama ilmne on ka see, et Euroopa poliitikud ei olnud sugugi võimelised seda avalikkusele maha müüa. 1, 2. Sul on probleem, mida Euroopa praegu läbi elab. Vabandust. Vabandust, Daniela, et ma sind segan. Probleem on ettenägelikkuse puudumises. Juba tol ajal oli seda raske maha müüa. Nüüd on seda veel vähem ja edaspidi saab seda olema aina vähem. See toob meid tagasi probleemi juurde, mida oleme korduvalt arutanud ja sinu jäldijad pööravad sellele punktile eriti palju tähelepanu. Alates Berliini müüri langemisest on peamiste riikide nagu Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania, eriti Euroopas, Itaalia ja Suurbritannia juhtkonnad välja valitud. Ebapiisava ettevalmistuse, võimetuse ja poliitilise visiooni puudumise alusel. Põhimõtteliselt olid nad sotsiaalriigi kärbete haldajad, sest külm sõda oli läbi ja enam polnud vaja kedagi rahustada. Need, kes muidu oleksid kommunistideks hakanud ja läinud Moskva toetuseks meelt avaldama. 1, 2. Sa oled põhimõtteliselt 30 aastat haldanud. Isegi kui, olgem ausad, isegi armeede laiali saatmine oli lihtne, kui enam ei olnud ohutajumist. Vaata, igaüks sinu jälgijatest, kes meid Freelist jälgib, võid meile õpetada, et 90% nendest kasarmutest olid seal. Aga need olid seal, sest kardeti invasiooni Ungarist, läbi Maribori, Ljubljana ja Gorizia või kuidagi läbi Brenneri. Aga kui külm sõda lõppes, sa lammutasid armee ja täna on ilmselge, et kui sul on armeed vaja, siis meie relvajõudude ülem, kindral, ütles mõned kuud tagasi, aga Itaalia noored ei taha enam sõduriks hakata. Noh, ühest küljest on see edu, tähendab, teie põlvkond on üles kasvanud teadmisega pärast seda, mis sajandeid Euroopas juhtus, et sõda ei lahenda probleemi. Probleem on selles, et Putin ei võta seda õppetundi omaks. Putin on sattunud olukorda, mis on tüüpiline poliitikutele, kes ennast üle hindavad. Te mäletate, et Mussolini läks sõtta, olles veendunud, et Hitler võidab 3 kuuga. Aga näete, see kestis 5 aastat. Ta läks Kiievisse, pidi Kiievisse sisse tungima, pidi 3 päevaga võitma. Ta läks sinna vägedega, nuiadega, Putin. See tähendab, et ta ütleb sulle, meie ülehindame seda tegelast. Putin on tohutu kobakäpp, kes sattus sõtta, mis oli 3. päeval juba kaotatud. Ja ma ei tea, kas ta on... Vaata, ma näitan sulle midagi, Daniele.
ma ei usu, et ta on kobakäpp. Ma usun, et maailm, mille ta enda ümber lõi, on täiesti suletud mull, mis ei rääkinud talle isegi tol ajal tõtt. Need vähesed eriarvamusel olijad olid need, kes kirjutasid artikleid, aga ta rääkis artiklitest nagu see Vene kolonel, kes ennustas selle asja täpselt ette, öeldes teatud kullid, teatud Vene ringkonnad on veendunud, et nad võidavad selle mõne tunni, mõne päevaga. Minu arvates saab see olema raske sõda, sest nad ei saa aru, mis Donbassist alates juhtunud on. Aga et tuua teile praktiline näide viimastest tundidest, muuhulgas sellest, kuidas ta tõenäoliselt tegi oma otsuseid selle põhjal, mida tema omad talle jamana rääkisid, siis see on Putin viimases videos. Kus toimub sisuliselt briefing, nagu näha, siin on üks kindral, kelle selja taga on kaart. Ja see on kaart. See puudutab käimasolevat konflikti. Ma tahan sulle seda asja näidata. Putin on televisioonis, see on ametlik sõjaväe briefing ja tema selja taga on kaart. See sinine joon on tegelik rindejoon. See punane joon on see, mida näidati sellel kaardil taga, mis siin on võetud ja võrreldud Deep State'i kaardiga, mis on praktiliselt identne Rüübari kaardiga, mis on Vene mõttekoda. Ma näitan, et nii Vene kui ka Ukraina mõttekoda on olukorra osas enam-vähem ühel meelel. On ilmne, et kui sa ütled Putinile, vaata, me oleme 6 kilomeetri kaugusel Zaporižjast, siis tema kaalutlused, mida teha, võivad olla sellised, et me oleme peaaegu kohal, aga tegelikkus on teine. Probleem on selles, et see ei ole nii. See on tegelik olukord, see sinine joon, see on Kamjansk, siin Norievist ümber piiratud, 6 kilomeetrit Zaporižjast tema vales versioonis. Isegi Ribari kaart on kooskõlas Deep State'i omaga, mis näitab, et ukrainlased ründavad enam-vähem Kamjanski suunas. Aga kui sa esitad talle sellise raporti ja sinu arvates on see tegelikkus, siis ta teeb oma otsused selle esitatud tegelikkuse põhjal, mis on tegelikust olukorrast täiesti erinev. Talle esitatud kaart ei ole tegelik. Lisaks sellele tekib komandöride puhul, kui ta peab neid koosolekuid ja näitab neid kaarte, selline efekt. Ehk siis komandörid, et tõestada, et nad on seal, saadavad öösel 1 või 2 Vene sõdurit sinna. 10-20 kilomeetrit jalgsi ja järgmisel hommikul näitavad nad neid drooniga filmitud videoid, et nad on seal. Aga et sul aimu anda, siin mõned venelased infiltreerusid Pokrovski lähedale, jussikud sõdurid. Nad näitavad neid punaseid lippe, aga rindejoon on siin. See tähendab, et me räägime 20-25 kilomeetri kaugusest. Ja vaata, see on kaart, mille nad talle esitasid. Pokrovsk on isegi vallutatud. Ma ei julge mõeldagi, milliseid raporteid talle enne selle sõja alustamist esitati, kui see on tänane reaalsus, mida talle otse ette näidatakse. Lisan veel ühe asja. Kui me enne rääkisime kogu sellest operatsioonist, mille Trump tegi, ja see oli edukas operatsioon, siis olge tähelepanelikud. Trumpil oli õigus. Tal õnnestus nafta hind mingil moel taas vastuvõetavale tasemele viia. Aga see Trumpi poliitika, mis annab 10 miljardeid dollareid Iraani režiimile, Teherani mõrtsukatele, kes täna matsid maha suure juhi, see seab Putini raskustesse. Sest nafta hinna alandamisega võtab ta ära ressursid, mis on põhimõtteliselt ainus allikas, mis võimaldab Putinil edasi võidelda. Aga siis on veel üks punkt. Nüüd oleme 4,5 aasta pikkuse sõja järel. Kui te mõtlete, ütlesid ka sina alguses. Alguses oli jutt sellest, et saadetakse ukrainlastele vanu tanke, vana rauda, lennukeid, mida enam ei kasutatud. Nüüd on olukord täielikult muutunud. Me peame sõda, mis on täiesti erinev sellest, mis oli veel mõned kuud tagasi. Nüüd palub Zelenski ameeriklastelt luba ise patriote toota. Kui ukrainlastel on relvi, saavad nad neid kasutada. Praegu on neil täielik puudus. Viimase rünnaku tõrje määr oli alla 10% rakettidest. Nii et mina näen selle asja, ütleme nii, poliitilist külde. Jõudude vahekord on siin muutunud. See tähendab, et varem
see sõda algas sellega, et Saksamaa tahtis saata Ukrainasse 5000 kiivreid, mida panna pähe nagu sõel nende arvates. Ja siis Molotovi kokteilid, sellest ei saa aru. See rahvas kannatab, paljud on põgenenud, paljud, keda tahad. Ma olen mitu korda Ukrainas käinud, see on vapustav. Võite siseneda näiteks restorani ja näete seal naisi või vanavanemaid. Neid ei näe. Nii et kas nad on põgenenud rindel või kodus peidus, on ilmne, et see rahvas kannatab pärast 4,5 aastat. Tahaksin näha, kes ei kannata. Probleem on selles, et nüüd on Zelenski neile mängu muutnud. Kuni surnuid tuli Venemaa osadest või isegi Aafrikast, Kuubalt. Nad käisid Põhja-Koreas, et korjasid kokku meeleheitlikke inimesi, lastes neil sageli allkirjastada lepinguid, millel polnud mingit pistmist sellega, et nad lähevad Putini ees surema. Keskmiselt sureb 20-25 minutiga. Kui sa nüüd rindele lähed, selle asemel, et saata sinna Venemaa kaugemates piirkondades elavaid rahvaid, kuid selle eest, kui naine suri, mees maksti paraki laenu tagasi. Nüüd hakkad sa psühholoogiliselt tõeliselt mõjuma. Sankt-Peterburi, Moskva, rafineerimistehased, puhkajad. Kui sa hakkad mõjutama tavalist venelast, oled sa tegelikult ületanud piiri, mida Putin 4,5 aastat ei olnud puudutanud. Putin ei olnud kunagi mobilisatsiooni läbi viinud. Ta ei olnud, tal oli õnnestunud teha nii, et venelased sõda ei tajunud, natuke nagu meildi. Väga tubli. Ühes asjas ma ei ole nõus Daniele, et meie oleme end petnud, et minu põlvkonnal on rahu ja nii edasi. Mina olin tähelepanelik. Meie pidasime sõdu küll ja kuidas veel. Me nimetasime neid lihtsalt teistmoodi. Need toimusid Lähis-Idas ja nii edasi. Me tegime näo, et Euroopas oli rahu mull, aga see oli illusioon. Aga meie sõjad. Mina olen käinud, olen olnud peaaegu Somaalias, Mosambiigis, kus peaaegu kõik olid professionaalide poolt peetud, mitte ajateenijate poolt. Nüüd on probleem, mis seisab ka kindral Matsiello ees öelda. Tahaksin teile meelde tuletada, et mitte väga palju aastaid tagasi siin samas nurga taga oli meil 100 000 surnuid. Me oleme sõda näinud, ehk Euroopas on sõda olnud küll hiljuti. Ei. Hiljuti. Absoluutselt, jah. Ei, ma ei ütle, et Euroopas sõdu ei olnud. Ma ütlesin, et meie eurooplased, tähendab meie itaallased, oleme üles kasvanud nii, et meie vanemad ütlesid meile õnneks, taeva pärast, mitte kunagi enam. Mitte kunagi enam. Aga probleem ongi selles, nagu Mirko ütleb, oled sa sõjatüüpi muutnud. Nüüd saavad ukrainlased relvi peaaegu täielikult iseseisvalt kasutada. Sellest, mida ameeriklased, nagu sa enne meenutasid, Bideni presidendi ajal, suutsid neile öelda, löö sinna, aga ära löö sinna. Nüüd saavad ukrainlased lüüa enam-vähem sinna, kuhu nad tahavad. Kui nad suudaksid tulevikus toota Patriotide ekvivalente või midagi sarnast, siis on kõik läbi. Ja kui meie seda teame, siis võite ette kujutada, et Moskvas teatakse seda samuti. Ei, Monsa. Nad ei ole absoluutselt võimelised sellist asja tegema. Ka Flamingo puhul, hoolimata nendest super, mega suurepärastest lansseerimistest, toodame neid 126, aga oleme näinud kasutusel vaid 39. Praktiliselt aasta jooksul. See oli umbes augustis, kui nad selle lansseerisid, nii et 6 aja pärast saab sellest aasta. Teoreetiliselt oleksid nad pidanud juba 1400 tükki välja laskma. Ei, Ukraina ei ole võimeline seda tegema. Ja ma teadsin seda, olen alati täpne ja detail. Kui ukrainlased suudavad Venemaad sügavalt rünnata, siis sellepärast, et seal sees on Starlink, seal on Palantir. Mis puudutab marsruutide uurimist, mida tuleb valida, et vältida Vene õhutõrjesüsteeme, mis liiguvad nii, siis pead alati marsruuti otsima. Ka viimane marsruut, mida Flamingo kasutas, mis varem kasutas ainult jõgede sängi, suudab nüüd järgida ka maastikuplaani. Ja see ei ole tehnoloogia, mis oleks ukrainlastel olemas. Neil on siiski vaja Euroopa toetust sihtmärkide määramisel, praktiliselt peale nende füüsilise tootmise. Ja Patriotid ja see kraam ei ole selleks võimelised. Kõige muu jaoks, sihtmärkide valik
hindamine, kahju hindamine, trajektoor ja nii siis. Nad vajavad Ameerika luure toetust, mida on aga poliitiliselt lihtsam hallata ka Trumpil. Sest esiteks see toob andmeid, mida vajavad ka ameeriklased. Ja teiseks, see on midagi, mida avalikkus ei näe, see on nähtamatu. Sa pead neid asju teadma, et aru saada, millest me räägime. See ei ole midagi, millest ajalehtedes räägitakse. Ja seetõttu on see poliitiliselt vastuvõetav. Lisan veel ühe asja. Venemaal elab endiselt miljoneid ukrainlasi. Olge ettevaatlikud, ukrainlased on eriti rünnanud just atentaatide ja muu taolisega. Lihtne teatud olukordades, sest tegelikult on neil Venemaal omaenda inimluue. Väga tugev. Ärme alahinda ka seda aspekti. Sa võid toituda propagandast, aga kui mingil hetkel enam bensiini ei leia, siis ei saa. Riigis, kus on, mis see oligi, 11 ajavööndit, poisid, ilma autota muutub see tõeliseks probleemiks, kui hakkad sõda tundma. Mõni küsimus siis hiljem. See ei tähenda seda, kui vaatate ka täna hommikusi veebisaateid Ameerika Ühendriikidest, siis nemad ütlevad, jah, Krimm on tõesti raskustes, aga see ei tähenda, et ta homme langeb. See tähendab, et nad teevad tohutuid ohverdusi. Nii et ütleme, et Putin on täna raskustes, majanduslik olukord on raskustes, keskpanga president on talle seda igal võimalikul moel öelnud. Paljud oligarhid on talle seda objektiivselt öelnud. Minu arvates ta on ennast nurka surunud, kus ta ei suuda välja tulla. Ja sellepärast minu arvates sul on õigus öelda, et ta tõstab panuseid väga kõrgele. Zelenski omakorda tõstab samuti panuseid. Trumpil on väga kahemõtteline hoiak, sest viimastel nädalatel ei ütle ta enam, et Zelenski on keegi, kellel pole vajalikke omadusi. Ta ütleb, et ta on kaotaja. Aga ta ütleb, see mees on Trump, pidage alati meeles. Talle meeldivad väga võitjad. Pole oluline, kes võidab või miks võidab, aga talle meeldivad need, kes võidavad ja ta võtab seda teadmiseks. Jah, seda nägi ka siis, kui ta ärritus umbes 6 aega tagasi, kui te mäletate, kui Zelenski läks Pärsia lahe riikidesse ja ütles, mina aitan teid kaitsta, kuna ameeriklastel on siin baasid ja nad ei suutnud teid iraanlaste eest kaitsta. Ehk siis, olge tähelepanelikud, isegi psühholoogilises mõttes on Trumpi presidendiks olemisega võrreldes tingimused muutunud. Ja sul on õigus, kui ütled, et Zelenski on nüüd natuke iseseisvam rünnakute korraldamisel. Lõppkokkuvõttes vabastab see ka Trumpi ühest probleemist, sest Trump saab öelda, ma ütlesin talle, et ta oleks mõõdukas. Võtke rahulikult, aga kuumad pead. See sobib natuke kõigile, kuid see on siiski rahastatud ja vajab lääne tehnoloogiat. Aga see, mis toimub Krimmis, vähem, sest see, mis toimub Krimmis, on rohkem seotud keskmaa droonidega ja nii edasi, mida ukrainlased suudavad ise arendada. Enne kui läheme Ankara teemani, vaatame, kas Netanyahu, vahepeal Trump ja nii edasi. Mis puudutab NATO-t, siis tänan tänase õhtu sponsorit, kelleks on loomulikult Inconi. Inconi toetab ja eriti kujutan ette, et teiegi, nagu minagi, saate iga päev need neetud rämpskirjad teenustelt, mida te isegi ei mäleta või ei mäleta, et oleksite kasutanud. Just nimelt need telefonikõned, need robotkõned, mis tihti pakuvad teile tariife, pakkumisi ja nii edasi. Tegelikult sattusite sinna tõenäoliselt sellepärast, et registreerusite kuskil ja mäletate, et kui te kuskil registreerute, kui sisestate oma andmed, oma e-posti aadressi, kui miski on tasuta, tähendab see, et toode olete teie ise. Nii et pidage meeles, teie andmed muutuvad tooteks, mida edasi müüakse. Mida siis Inconi teeb? Inconi on teenus, mis tegeleb isikuandmete eemaldamisega erinevatelt veebisaitidelt ja andmevahendajatelt. Põhimõtteliselt vahendavad nad teie nimel andmevahendajatega ja püüavad eemaldada veebis ringleva teabe, mille olete sinna jätnud. See aitab mitte ainult vältida teie andmete edasimüüki turunduse eesmärkidel, vaid vähendab ka rämpsposti. E-kirjad, soovimatud kõned. Lisaks sellele, et vähendades teie veebis olevat teavet,
on teid ka sihitud rünnakutega raskem tabada. Vähem andmeid internetis tähendab tegelikult väiksemaid võimalusi profiilide koostamiseks, aga ka isikliku riski vähenemist. Seega Inconni puhul tuletan teile meelde, et erinevalt teistest ei müüta teie andmeid edasi. Muidugi, tuleb natuke maksta, tegelikult väga vähe ja kui kasutate minu koodi, saate 60% soodustust. Lingi leiate loomulikult kirjeldusest, vestlusest, esile tõstetud kommentaarist ja lisaks toetate ka kanalit. Nende moto on: kui nad teid ei leia, ei saa nad teid tülitada. Minu oma on aga, kui palju väärtustate oma aega. Mina eelistan saada 10 kõnet vähem ja tegeleda sellega, mis mulle meeldib. Selle asemel, et vastata meie neetud robotkõnekeskusele, mis tüütab mind elektri, gaasihindade või muude selliste asjadega. Lisaks teeb see meid iseseisvaks, eriti kuna sõltumatut infot on jäänud üsna vähe, nii mulle tundub. Lähme nüüd Trumpi, Meloni, Ankara ja muu sellise teema juurde. Ma viskan teile kohe ühe tõelise raske kaalase. Paolo juhuslikult. Samal ajal kui Trump ütleb, et NATO pole piisavalt teinud, valmistub Meloni Ankaraks. Sest ilmselgelt tahab Itaalia Türgiga kokku leppida Vahemere kaitses. Kui ameeriklased peaksid taanduma, astub vahele Netanyahu ja tunnustab armeenlaste genotsiidi. Siis on see nagu sõprade vahel, inimeste vahel, kes teevad sama asja, ka teie kolleegide vahel, tuleb öelda kolleegide vahel, genotsiidi tegijate vahel, kui teid tunnustatakse. Ka sina teed neid asju. Olgu, see pole see, millest me tahame rääkida. Daniele, kui sa tahad rääkida, Daniele, siin on üks detail veel kindlasti huvitav, mis paneb sind selle asja üle veel rohkem mõtlema. Räägi neile sellest Somaalia asjast. Koos iisraellastega, kes tunnustasid Somaalimaad. Jah, mitte päris, siis mitte toimivad. Türgi ootab, jah. Paolo, seal on lõik, seal on vastus. Täna hommikul, kui lähete veebisaidile, postitasime selle meie ühiste sõprade Aressi saidile. Kas te näete seda? Link on võetud Jerusalem Postist. Nii et Mirko, ütleb hiljuti Iisraeli parlament pärast 80 aastat. Sest te teate, et igaüks, kes on olnud Jeruusalemmas, teab, et vana linn on jagatud 4 sektoriks ja üks neist on just Armeenia kvartal. Seal on muu hulgas kaunis muuseum, mis käsitleb türklaste poolt toime pandud armeenlaste genotsiidi. Samuti on seal väike Armeenia kogukond, kes on alati Jeruusalemmas olnud. See, et nad alles hiljuti peaaegu üksmeelselt, kui mitte täiesti üksmeelselt, selle välja kuulutasid. Tõsiasi, et pärast 80 aastat tunnistati genotsiidi toimumist, kui Iisraeli parlament ei olnud sellega tegelenud. Täna hommikul tuli välja, pärast seda, mida kindral Kapitini ütles, et iisraellased avasid saatkonna Somaalimaal. Seega see osa vanast Briti Somaaliast, et oleks kuidagi selge täna hommikul. Täna hommikul tuli teade, mille võttis üles 3 tundi tagasi, 4 tundi tagasi Jerusalem Post, et türklased on ühes rannikulinnas Mogadishust põhja pool. Nad avasid India ookeani ääres Türgi raketibaasi, mille rakettide laskekaugus on kuni 2000 kilomeetrit. Mida see tähendab? See tähendab, et nad võivad tabada praktiliselt kogu Lähis-Ida, suurt osa Aafrikast, aga eelkõige Somaalimaad, mis avas omakorda paar päeva tagasi Somaalimaa saatkonna. Kus? Jeruusalemmas, mitte isegi Tel Avivis, nagu paljud teised teevad, vaid otse Jeruusalemmas. Mida see meile ütleb? See ütleb meile, et see pole sugugi mingi originaalne märtriakt, vaid et konflikt on olemas. See teid, millest oleme ka varem rääkinud, mis pärast seda segadust, mis Pärsia lahes juhtus ja seda, et Ameerika Ühendriigid laheriike ei kaitsnud, on kujunemas telg, mille keskmes on põhimõtteliselt Erdogan. Pakistanlased, egiptlased just, aga liikudes edasi Aafrika sarve lõppu, siis Valefi NATO, BRICO. Tegelikult tähendab see stsenaarium soovi laieneda, anda uskumatuid sõnumeid. Ärgem unustagem kunagi, et Türgil on ka Liibüas ülimalt oluline roll.
see on üks neist asjadest, Mirko, mida nägime enne mind, millest Meloni rääkis eile selgesõnaliselt Erdoganiga. Üks paljudest asjadest, millest nad rääkisid, oli Liibüa. Sest Türgi hoiab käes, kui mitte kogu mängu, siis vähemalt palju kaarte. Paolo, mida sa arvad sellest kolmnurgast? Trump, MIT, Sun MIT, Itaalia Ankara, vaidlustest iisraellaste ja türklaste vahel, kes muidugi tegutsevad omal käel. Muide, ma ei tea, kas sa nägid Trumpi avaldust vahetult enne otseülekannet. Trump ütleb Netanyahule, et tema teab, kes on boss. See ei tähenda automaatselt, et see pole Trump ega ka seda, et Netanyahu teab, kes on boss. See on tema. Ta ei tea seda. Ei, see on natuke liiga keeruline küsimus. Sellisesse sulatusahju sukeldumine tähendab tegelemist ühe psühhopatoloogiaga, teise kõikvõimsuse deliiriumiga ja mõlema täiesti ajalootu maailmavaatega, see tähendab. See on keeruline. Ma ei räägi isegi analüüsist, vaid juba sellest, kui raske on üldse aru saada selle sasipuntra tuumast. Mõni element, mõni Iisraeli riigi esindaja ütleb, et järgmine vaenlane on selge, me peaksime sõdima Türgiga. Nüüd jumala ees selle 38-kraadise kuumusega võib kõike juhtuda, aga veel hiljuti, mõned aastad tagasi, öelda, et ühe riigi valitsuse liige ütles, et peaksime sõdima teise riigiga. Sellest oleks tehtud erakorraline uudis, see oleks pandud esiküljele. Nüüd ütleb Iisraeli riigi minister seda ja mulle tundub see täiesti loomulik, sest meie peaksime varem või hiljem, aga pigem varem kui hiljem sõdima Türgiga ja sina ütled, jah, mulle tundub see täiesti loomulik. Me oleme justkui rahulepete keskel, see tähendab, et me suudame neid nimetada rahulepeteks. See tähendab selles kosmeetikas, rahulepete kosmeetikas Liibanoni valitsuse ja Iisraeli valitsuse vahel. On rahulepe kahe vahel, kes ei ole sõjas, sest Iisraeli valitsus ei ole sõdinud Liibanoni vastu ja samuti ei ole Liibanoni valitsus sõdinud Iisraeli valitsuse vastu. Ainsad, kellega nad sõjas on need, keda selles rahuleppes pole isegi mainitud. Ja silmu õigustatult ütlesin, kuulge, tehke omavahel mida tahate, ma räägin Hizbollahst. Kordan, Hizbollah jääb olla osa Liibanoni elanikkonna siidi vähemusest. See tähendab, et nad ei tule mingitest Seebi mägedest, nad on siidi usku liibanonlased, kes on näinud seda. Druuside kaitsevõime. Druusid, kristlased, sunniidid, kõik need, kes seal vahel on. Siis ma ütlesin, tead mis, võtame endale relva oma asjade jaoks ja kaitseme end ise. Nüüd kaitseme seda väikest tükki Liibanoni, mis on meie oma, sest lõpuks ongi see kogu jutu mõte, kes meid aitab. Keegi Iraan ütles, et aitab meid, aga ta ei teinud seda heast tahtest, vaid omakasu pärast. Iraan ei teinud seda isedustest ajendatuna, aga Liibanonis on Hizbollah see, kes uhkustab ja tal on õigus. Et nad ajasid iisraellased kodumaa pinnalt minema. See tähendab, et see ei ole sama, mida ütleb ISIS, vaid nad ütlevad, nad tungisid meile kallale ja me ajasime Iisraeli armee Liibanonist välja. Ja kui nii, siis hoidke oma kokkulepet endale ja räägime sellest niimoodi. Me oleme harjunud andma kohutavatele lollustele silte. Ehk siis... Nii et see ongi maailm, kus me elame, Paolo. Ja. Ei jumala eest, see on tänapäeva maailm, see on maailm, millel pole isegi eilse päeva mälu, rääkimata üleeilsest, isegi eilse päeva oma mitte. Aga just see osa maailmast annab usaldusväärse krediidivõimalusi. Ameerika Ühendriikide ainsale presidendile, kes on muutud USA presidendi ametikoha pereettevõtteks ja kes ilmub ajalehtedes. No kuulge poisid, viimase 2 aasta jooksul teenisin ma 1 miljard kasumit, aga kas te kujutate seda ette? No tähendab... Saage aru. Saage aru tähendab, saage aru, mis see on. Me harjume asjadega, millest on isegi raske rääkida. Selgelt täieliku reeglite puudumise korral, kui mitte tugevama reegel, on ainus juhtnöör, mida saad järgida just see, tugevama oma. Nii et vaata, ma tahan Danielelt midagi küsida. Lase mul hetkeks lõpetada, et tulla tagasi Ankara tippkohtumise juurde. Ankara tippkohtumine ei ole mingi tippkohtumine. Ankara tippkohtumine on üks neist.
Ankara. See on üks Trumpi perekonna või Trumpi Andrina hoobasid, et kasutada ühte oma hoobadest, see on üks tema hoobasid. Täpselt nagu tollimaksude puhul, täpselt nagu vajadus survestada Euroopa impordi nimel, teatud tüüpi toodete puhul, teatud tüüpi seadusandluse puhul, suurtele tehnoloogiaettevõtetele, teatud tüüpi lähenemise puhul, pangandustehingutele, börsisüsteemide avamisele. Ja NATO on üks survevahenditest, sellel pole peaaegu mingi pistmist kontinendi või Atlandi alliansi julgeolekuga. See on tema survevahend, nimetagem seda surveks või võiks ka öelda ähvardus ja just nii seda kasutataksegi. Kui sa ei anna mulle 5%, siis ma tõstan sulle 6% või isegi 100% autode pealt, näiteks autode tollimaksude puhul, sest sa paned kõik ühte patta. Ja kas see suudab seda eraldada? Ei. Ta ei taha seda, tal on hirmutamisvahendid. Need on lihtsalt hoovad, need on hirmutamisvahendid. Nii et jutt sellest, et tahame, et Euroopa saavutaks strateegilise iseseisvuse, kas te olete hullud? Aga esimesed, kes meile sõja kuulutatsid, oleksid ameeriklased, kui me tõesti muutuksime strateegiliselt iseseisvaks Ameerika Ühendriikides tõesti. Ja mis huvi oleks ameeriklastel muuta meid strateegiliselt Ameerika Ühendriikide konkurentideks selles mõttes? Mõtleme nende asjade üle järele. Lihtsalt öeldakse meile, et te peate meid relvi ostma ja Erut tuleb välja õnnelik, ütleb, nägid. Me suutsime luua 196 000 uut töökohta Ameerika kaitsetööstuses. Samal päeval, kui Saksamaa ütleb, et me vallandame 100 000 saksa töölist. See ongi see maailm, millest me räägime ja siis räägime turvalisusest, siin türklastest, asjadest, iisraellastest, kes tahavad türklastega sõdida. Aga mina ei tahaks seda seeni näha, sest varem või hiljem leiad kellegi, kes on sinust suurem, varem või hiljem leiad kakluses kellegi, kes on sinust tugevam. Tahtsin seda asja küsida Daniele Moro käest, sest ma jälgin seda natuke lähemalt, jättes kõrvale need väikesed vaidlused Netanyahu vahel, need naljad, mida tehakse selle üle, kes on boss ja see kõik meenutab väga jõuku ja tänavat. Minu arvates teavad iisraelased, et nad teevad midagi väga suurt. Ja ka Rubio, võib-olla oli see Vanzo, ma ei mäleta, kas oli Vanzo või Rubio, paranda mind palun. Ühel hetkel ütles ta, et võib-olla oleks Netanyahul parem mitte rääkida Ameerika presidendist ja mitte tüütuda viimast liitlasriiki, mis tal alles on. Ja samal ajal mööda minnes mina, kes ma jälgin väga palju sõjaväe prokuratuuri asju. 2027 aasta NDA säte ühendab sisuliselt Ameerika hanketehnoloogia ja sektori Iisraeli omaga. Lahutamatult, mis mõttes? Varem müüsid nad F-35 ITED, mis on F-35 kuid, mõningate asjade võrra kärbitud. Nüüd selle integreerimisega siin ei kasuta iisraellased mitte ainult raha, mida kulutada sõjaliste hangete sees, aga seaduse järgi, kui ameeriklased arendavad välja uue relva, uue hävitaja, saavad iisraellased täpselt selle hävitaja kogu tehnoloogiaga 100%, mitte mingi sellise versiooniga. Sest minu arvates kavatsevad nad teha veelgi hullemaid asju ja seetõttu võib-olla on ka oht, et Ameerika avalik arvamus ei oleks võib-olla nii... Avalik arvamus, relvajõud. Aitähle, Ameerika Ühendriikide relvajõud ei ole mingid suvalised relvajõud, neil on väga suur poliitiline võim. Nüüd, et ma annaksin samad relvad kellelegi, keda ma ei tunne ja kes ei ole mina ise, seda pole kunagi nähtud. See on loogiline, ükskõik mida ma toodan, mul on juba raske seda oma riigi sees jagada. Seega, et relvajõud rakendaksid seda seadust nüüd ja järgnevatel aastatel. See tähendab, et kui ma valmistan selle Photon Bioneti, siis ma müün selle sulle täpselt samasugusena edasi. Ja võib-olla, kes teab, võib-olla 20 või 30 aasta pärast oleme sõjas. Mina ja sina, sul on samad asjad, mis minul, aga see ei ole ei taevas ega maa peal võimalik. See on tehing, see on praegu täna üks element, mis rõhutab poliitilist edu iisraellaste jaoks. Kas sa nägid, millele me suutsime ta allkirja saada? Aga tänane poliitiline edu ja midagi, millel oleks mõju keskpikas ja pikas perspektiivis, ei ole päris üks ja seesama asi.
ma ei kujuta ette, et ameeriklased arendaksid välja tuumaründeallveelaeva ja siis teeksid sellest teeme paar tükki ka iisraellastele. No davai, anna neile ka, davai, meil on olemas. Ma ei näe seda tõesti juhtumas. Ma lihtsalt ei näe seda, ei. Olgu, selle asja pärast oleksin ma rahulikum. Ei, aga kongress... Daniele on püüdnud selle integratsiooni tappa. Kuule, kui ma kuulasin seda, mida sa selgitasid, tuli mulle meelde üks uudis, mis ilmus eelmisel nädalal. Nimelt, Washingtonis ütles Trump, ma võiksin müüa F-35 ka Türgile. Ma olen veendunud, et tal ei õnnestu. Tal õnnestuks kongressist läbi minna ja ma tuletan teile meelde, sest mõned aastad tagasi peate te ette kujutama, et üks tähtsamaid lobisid Washingtonis on Kreeka lobi, mis arvuliselt on palju väiksem kui Itaalia oma. Itaalia lobi kohta räägitakse meile iga kord Washingtonis. Itaallased on nii hästi integreerunud Ameerika Ühendriikide majandusse ja ajalukku, et neil pole mingit lobid vaja, veel vähem Itaalia ettevõtetel. Ma olen näinud mõningaid ettevõtjaid saabumas ilma, et nad isegi saatkonnast läbi läheksid. Nad on nii osavad, et tulevad, müüvad ja see on üks põhjusi, kui te järele mõtlete, miks Meloni on väga ettevaatlik. Vastates Trumpile. Meil on Ameerika Ühendriikidega tohutu kaubavahetus, mitte lihtsalt suur, vaid tohutu. Esiteks, F-35 küsimus, just kreeklased palusid, Kreeka lobistid, Kreeka nimel F-35 hävitajaid. Ja nad andsid järele pärast aastaid kasiini tegevust kongressis F-16 osas. Mulle tundub, Mirko, et need anti uuendatult türklastele. Nüüd, siin mõni päev tagasi Trump, kes tundub sel kuul kõiki armastavat, jumaldab Erdoğan. Ta rääkis F-35, see võiks olla seletus, kui öelda iisraelastele. Jah, me anname neile F-35, aga mitte neid, mida anname ka teile, vaid natuke vanemaid. See on mõistetav. Teiseks, ma olen Mirkoga ühel meelel ühes punktis ja Trump võib öelda, et tema on boss. Ning kindlasti on paljudes asjades Trump boss. Aga Netanyahu, mitte Netanyahu isikuna, vaid Iisrael. 80 aasta jooksul on ta mõnes küsimuses näidanud, et liigub igal juhul edasi. See tähendab, Iisrael hankis endale aatomipommi, mitte tänu ameeriklastele, vaid tänu prantslastele. Süüsi operatsiooniga, mis vastutasuks Suessi kanali ründamisel osalemise eest, toetas prantslasi ja inglasi. Nad said kõik tuumajaamad, Dimona jaamad, eks? Dimona, see, mida inglise keeles nimetatakse avalikuks saladuseks, eks? See tähendab, et see on avalik saladus, kui te vaatate kogu selle jaama ehitamise ajalugu. Ameeriklasi, superliitlasi, tegelikult ei lastud kunagi Iisraeli salajasse ossa. Nad on sõbrad, nad on liitlased, aga see pole päris sama asi. Probleem on hoopis muus. Suul on kaasa, mis täna tegelikult hakkab mõjutama Ameerika avalikku arvamust negatiivselt. Iisraeli meelne seisukoht, mitte ainult demokraatliku partei sees, eriti noorte seas, vaid ka noorte vabariiklaste seas. Tähelepanu. Trump peab hakkama ka selle teema suhtes ettevaatlik olema. Gaza muutub probleemiks, mitte Iisraeli suhtes Ameerika Ühendriikide vastu, vaid just Ameerika avalikus arvamuses on olemas seisukoht, mis oli ajalooliselt kongressis. Ja kongress vastab peegeldades. See peegeldab valijate seisukohta, Mirko. Kui sinu valijaskond muudab mingis küsimuses meelt, siis pead ka sina sellega arvestama ja see on probleem. Lisan veel ühe asja. Me rääkisime enne, Kapitini meenutas seda avaldust, mille Rütte eile tegi, et ta ostis 140 miljardit relvi. Tähelepanu ühele punktile.
Minu arvates ostavad need samad eurooplased relvi mõnel juhul sellepärast, et neil pole alternatiivi. Teistel juhtudel selleks, et Trumpiga hästi läbi saada, lihtsustatult öeldes. Aga nad teavad väga hästi, et probleem ei lahene. See tähendab, et ka 4 või 5 aasta pärast, isegi kui Trumpi enam poleks, ei naase me enam endise suhte juurde. Ameerika, impeerium, liitlastega, kes nõuab meilt panuse maksmist, läheme Iraaki, Afganistani. Tagasi enam ei minda, mõtlen endiselt. Et 7. ja 8. kuupäeval tuleb üllatus ka 6. laevastiku kohta Vahemerel. Siil on midagi, mis on seotud ka Meloni ja Erdoani vestlusega ja mitte ainult. Prantsuse mereväe sekkumine Sitsiilia ranniku ees Vene laeva vastu on samuti üks märk. Tõenäoliselt eurooplased või vähemalt Vahemereäärsed riigid otsivad mingit alternatiivset lahendust tabanemisele. Me teame juba, et nad looguvad NATO lõunarinde juhtimisest, ameeriklased. Seda olid nad juba 2 kuud tagasi öelnud. Viimane asi, millest tahan rääkida, kui lubad, on Liibanon. Hezbollah on organisatsioon, mis nagu Hamas ja Hutid sõltub, ja seda nähti ka täna Khamenei matustel, neil olid seal delegatsioonid. See sõltub Teherani režiimist. Kui Teherani režiim ütleb rünnake, siis nad ründavad. Hezbollah pole kunagi kaitsnud Liibanoni suveräänsust. Hezbollah on rünnanud Iisraeli Liibanonist. Ja kui Iisrael iga natukese aja tagant Liibanoni siseneb, on Hezbollah ainus jõud, mis neile vastu astub. Aga see ei ole nii, et Iisraeli eesmärk oleks olnud Liibanoni siseneda. Iisraelile ei lähe see tegelikult üldse korda. Iisrael oleks huvitatud äritegemisest, kaubandusest. Probleem on selles, et Liibanoni valitsusel ei ole jõudu oma suveräänsust kehtestada Lõuna-Liibanoni osas, mida kontrollib Hezbollah, ja ta valib. Ta eelistab, et Iisrael aeg-ajalt riiki tungib ja seda okupeerib, selle asemel, et riskida kodusõjaga šiitidega, nende šiitide osaga, kes sõltuvad Iraanist. Ma ei ole nii kindel, et Iisrael ei taha oma piire laiendada. On päris palju neid, kes ütlevad, kui me juba siin oleme, võtame Litani jõeni välja. Ei, siis kui kapitini ei. Ei, huvitav küsimus. Kas sa seletaksid mulle 6. laevastiku lugu paremini? Jah. Tulen kohe, Fini. Ei, lõpetan kohe. Lihtsalt ainult selle kohta, et Iisraeli parlamendis on kurjategijaid, hullumeelseid, provokaatoreid, rassiste, et lääne kaldal lähevad mõned kolonistid põletama palestiinlaste oliivipuid. See on kuritegu, aga see ei ole kuritegu ainult paremalt vaadates või ainult vasakult vaadates. See on kuritegu ja kõik. Olukorda ei saa ka taandada ainult sellele. Ma toon teile ühe näite. Keegi, ilmselt mõni sinu jälgijatest on käinud Iisraeli põhjaosas. Siil on üks koht, kui vaatate kaardilt, mida nimetatakse Iisraeli sõrmeks. See on Metulla. Metulla on sinust 35 meetri kaugusel. Teisel pool hekki liiguvad Hezbollah liikmed lippudega 35 meetri kaugusel. Metullas, enne kui Hezbollah hakkas Iisraeli ründama, põhja poolt Iisraeli suunas Galileasse, käidi vabalt sisse ja välja ning igal hommikul tulid Liibanoni šiidid Iisraeli tööle. Iisraelil ei ole mingit sõjalist huvi siseneda riiki, kus talle ohtu ei tule. See lihtsalt ei ole loogiline. Ja lõpetuseks. 16 000 ÜRO sõdurit, kes on 20 aastat nii sama aega veetnud, teeseldes, et nad ei näe, kuidas Hezbollah on nende nina all ehitanud tunneleid, mis on sama pikad kui metroopeatus. Nad ei saa kõike vastutust panna Iisraelile või Liibanoni valitsusele. Tulles 6. laevastiku juurde, mina tuletan meelde, et ma ei ole ekspert nagu teie, nii et ütlen teile oma poliitilise mulje.
Ameeriklased tõmbuvad Euroopast tagasi, me nägime seda Rumeenias, me nägime seda Poolas, me näeme seda paljudest märkidest. Ettekäändeks on ka seal Hiina rindega tegelemine. Minule ei ole see väga selge. Üks brigaad, 5000 inimest, üks brigaad tõesti. Üks brigaad Rumeenias ja üks brigaad Poolas. 6. laevastiku küsimus. Ameerika kohalolek Vahemerel. Minu arvates, eriti mereväe seisukohalt, on esimene osa, millest ameeriklased loobuvad. See on erinev. Ja täiesti hullumeelselt paljud, mitte Sigonella. Paljud teist, kindral, paljud teist eksperdid. Kui eelmisel kuul tekkis poleemika Crosetto ja siis Meloni vastu, märtisite õigesti, et mõned Ameerika baasid Itaalias ei teeni Itaaliat, vaid teenivad Ameerika Ühendriike. Sigonella on esimene. Vicenza on sama täiuslik, mis teise. Kohalolek Vahemerel tähendab, vabandust, sest see on nii ameerikalik minu jaoks, et nad tulid siia mereväe vaatenurgast. Ameeriklaste kohalolek annab juurdepääsu Suessi kanalile, Gibraltari väinale, Dardanellidele, Lähis-Idale ja Põhja-Aafrikale. Kui Pirlo, siis ka Põhja-Aafrikale. Seal põhjapoolne loll, seal on, kus on Kesk-Atlandi ookean, aga nad kontrollivad Assoore. Gianluigi, ma kontrollin Assoore, seal on Roeneme saared, Assoorid ja Kanaari saared. Mina olen tähtis tegelane. Ma ei ütle, et sa lahkud, sulged ukse ja me ei näe enam kunagi. Ma ütlen sulle, et sa hakkad end tagasi tõmbama. Sa püüad tõenäoliselt alles hoida mõningaid baase, näiteks Rota Hispaanias, Sigonella, Vicenza, mida kasutati vägede saatmiseks. Siis ka Afganistanis näiteks, aga põhimõtteliselt ei ole sa enam Vahemerel, et kaitsta Vahemere huve. Nad ei ole kunagi olnud. Ei ole. Nad pole kunagi olnud. Ei, liitlase kaitsmise idee rääkisime me ise endale ette, aga tegelikult pole neil kunagi liitlasest üldse hoolinud. Ei, jah, selles mõttes küll. Nii, siis see on üks punkt. See on punkt, mis mulle väga meeldib. Ma olen veendunud, et meie eurooplastena oleme üles kasvanud veendumusega, et oleme ameeriklaste liitlased. Kuid ameeriklased ei ole üles kasvanud veendumusega, et nad on eurooplaste liitlased. Ja me oleme oma asjadega tegelenud. Nüüd see mäng... Siin on kaart. See mäng praegusel hetkel, kui nemad on mõned punktid kindlustanud, minu arvates jätkub. Teine asi, ärge arvake, et kuna keegi on tähtis inimene, võime rääkida Putinist, Trumpist, paavstist või kellest iganes, et ta on tingimata strateegia geenius. Ajalooõpikud on täis inimesi. Inimesed, kes pidevalt kuulevad, et neil on alati õigus, et nad ei eksi kunagi ja ei kaota kunagi, hävitavad oma rahva saatuse. Seega me alati otsime ja püüame leida käitumises ratsionaalsust. Kui sina, kindral Capitini teab seda hästi, lähed vaatama, kui palju esmaklassilisi kindraleid on viimastel kuudel Pentagonist eemaldatud. Väga silma torkavate ettekäänetega. Sa ütled, aga sa saadad ära ühe väga hea, see on nagu ettevõttes, kus sa saadad ära ainsa inimese, kes oskab kõige tähtsamat masinat parandada. Sa saadad ta ära, sest ta ei ole sulle sümpaatne. Siil hakkasid kehtima teatud käitumismustrid, eriti Pentagoni sees, mis on enesele kahjulikud, need on rumalad. Meie arvame, et keegi, kes on meist kõrgemal, on kindlasti meist parem. Aga ajalooõpikud näitavad, et see ei ole alati nii. Ma ütlen lihtsalt, et Vahemerel... Poisid, ei, olge head, Paulo. 2 minutit, sest siis peame seda juhtima, nii et ma pean sellele vastama. Ei, ma pean veel ühe viimase asja ütlema, muidugi. Ütlen lihtsalt veel ühe viimase asja. See, et me ostame Ameerika relvi, ei tohiks panna meid unustama, et loodetavasti ei tule kunagi päeva, mil meie eurooplased peame kasutama Ameerika relvi. Tähelepanu!
tähelepanu. Kas te olete täiesti kindlad, et kui Ameerika Ühendriigid ei oleks meie strateegiatega nõus, saaksime me jätkata? Jätkata Ameerika relvade kasutamist, mina ei oleks selles nii kindel. Ohtlik, sa ei saa, me riskime, kas me ei riski? Pole probleemi. Non corriamo quel rischio. Hispaania loobus tegelikult F-35 just seetõttu, et oleks parem hoida distantsi hoolimata tülidest. Aga on üks küsimus. Ka Kanadas, mida arvab sellest kindral Kapitini? Panteri peatamisest, Itaalia Panteri programmist, koostööst kiriklike organisatsioonidega ja SAFE programmist. See tähendab selle uuendamist, mis on kõige halvem lääne tank, mis kunagi loodud. Mida sa tahad uuendada? Geniaalne, eks? Uuendada. Geniaalne, noh. Soomusmasinate sektor reviti, see on keeruline asi, mida ma püüan väga lühidalt kokku võtta. Esimene asi tuli ületada vastupanu ja seda pole veel ületatud. Idee järgi, et peaksid olema soomusüksused, sest nüüd on olemas see partei, et kui sul pole drooni, siis sa ei jõua kuhugi ja pole mõtet tanke osta. Ja see partei on asendanud selle partei, mis ütles, et tanki pole vaja, sest nüüd on rahumissioonid. See partei kadus koos rahumissioonidega, nüüd kaob ta koos nende missioonidega. Nii et idee, et tuleb taastada mõned soomusüksused, ei ole sugugi rahumeelne idee, vaid et peab olema soomusjõud. Sellest hetkest alates tuleb omada soomusüksusi ja sellest hetkest algabki tööstussõja ja Euroopa sektor. Sa pead rääkima Leonardoga, sa pead rääkima Rheinmetalliga, sa pead rääkima töökohtadega, töölistega, tehastega, selle, tolle ja kolmandaga. Nii et lõpuks on sul 14 soomusmasinat, punkt. See on lihtsalt fakt, see ei ole probleem, see on olukord. Teisalt ainus viis seda teha, kui sobib, siis ostame need Korea omad. Sellega ajad sa kogu ülejäänud maailma vihaseks öeldakse, aga me suudame ise tanke ehitada, miks me peame minema ja ostma need Korea omad. See on asi, millest poliitiline klass A ei saa aru, B see ärritab neid, sest nad ei saa aru ja ei tea, millest nad räägivad. Kolmandaks, nad ei suuda maha müüa vajadust tanki ostmiseks. Seega ütlevad nad, tehke nagu tavaliselt ja nagu tavaliselt, nii tehaksegi. Itaalia-Saksa konsortsium selle ehitamiseks, millele vastab ka Prantsuse-Inglise konsortsium teise asja ehitamiseks. Ja me toodame midagi, mis töötab, see maksab tohutult palju raha, ostame neid 125, teeme lepingu 300 jaoks, toodame ja toodame, 125 tarnitakse, 70 töötavad, 50 valmis, 20. Selline see lugu ongi. Ja see ongi see lugu. Nii et kui räägitakse Euroopa taasrelvastamisest, kõikidest nendest juttudest, kaitsest, rünnakust paremal läänes, kas te saate aru, millest me räägime? Pigem idee uuendada tanke, mis olid juba algselt halvad ja mis on olnud ainult sisehuvide teenistuses. Siis kui Itaalias räägitakse, on seal selline vaikus, millest teil pole aimugi. Te ei leia neid asju NATO poolt sponsoreeritud ajakirjadest. Mina leitnandina olin R76 peal. Kas te mäletate, kas keegi mäletab, millega tegemist oli? Fiat Jeep AR luureauto 1976. Aasta mudel, üks neist autodest, mis suutis mitte teelt välja sõita, jäi Kasarmu platsil kinni ja varustas kõiki. Ja me küsisime endalt, kas keegi on märganud, et see ront ei tööta. Ei, see tähendab, et see maksab palju raha ja see asi ei tööta. Muidugi olid nad sellest aru saanud, nagu nad said aru ka ühest masinast, mis oli mõeldud Lähis-Idasse müümiseks, aga kui ma ei eksi, räägin ma Rietest. Aga kui sa siis arvestad, saad aru, et need Lähis-Ida inimesed, kellel on nii palju raha, saavad sama raha eest endale palju muud osta. Leopardid, Abramsid koos Arbor Mässiguga sees, siis saad aru, et oled turult väljas. Kui me mõtlesime välja masina, mis töötab ja on hea, näiteks Centauro ja selle tuletised, siis me müüsime selle maha. See oli tööstuslik läbikukkumine. Meil on soomusautode edulugu, alustades Autoblindo 41-st, aga see on hea. See on tõesti hea ja see oli algusest peale hea, kui kahuripauk ei oleks autot ümber ajanud, kui sa kell 3 tulistasid. Ma olen näinud katseid, Capotoladas tehtud katseid, olin just saanud kapteniks Centauro prototüüpidega. Sellel oli tasakaalu probleeme kahuri võimsuse ja muu vahel, aga hiljem lahendati need ära. Questione.
aga ma olen näinud ka Centaurot Mogadishost välja tulemas peaaegu ilma rehvideta, peaaegu ilma ratasteta ja koju tagasi jõudmas. Siis olid rattad küljest ära rebitud ja see sõitis ikka edasi. Head. Aitäh kõigile. Näeme esmaspäeval teeme otseülekande koos Diego Batistessaga, kus räägime sellest, mis juhtus Venezuelas, valimistest Peruus, nii poliitilisest kui ka päris maavärinast ja ka nende asjade mõjust. Tõenäoliselt laiendame teemad ka Kuubale, Trumpile ja kõigele muule. Suur tänu Daniele Morole, suur tänu kindral Paolo Copetinile. Ärge tülitsege liiga palju. Tervitused kõigile noortele. Head ööd. Head ööd.